Armsad sõbrad, oleme jälle siis saanud kokku, seekord oma hea sõbra Alar Ojastuga, et teha üks järjekordne Keset elu podcast, mille siis eesmärgiks on võib-olla rohkem tuuagi teieni sellist teadlikkust, kuidas iseennast emotsionaalselt juhtida ja kuidas saada paremaks inimeseks. Nii et Alar, aitäh sulle tulemast siia podcasti ja aitäh vastu võtmast. Ja mul on hea meel sinuga teha, sest mina olen sind ju tundnud nüüd pea, ma arvan, 15 aastat või 10-15. Mida vana sa oled praegu? Mina saan varsti 55. Eks me saime tuttaks, kui sa olid 40. Ahso, no võt 15 aastat, eks. Ja kuidas ma siis omalt poolt sind tutvustaks, et ma arvan, et sa oled üks ka siuke minu arust üks põhjalikumaid enesearengu otsijaid, keda mina tundnud olen. Kui sa midagi ette võtad, siis sa ennem rahu ei saa, kui sa oled selle väga punktuaalselt läbi teinud, selgeks teinud. Ma usun ka, et oled päris suure ringi käinud sellel enesearengu teekonnal, kolistanud palju ämbreid ka läbi, aga need on vajalikud kolistamised olnud ja ma nagu näen ja seda pilti, mida ma täna näen, mulle tundub, et sa oled juba päris heasse kohta, on võib-olla vale sõna, aga sa oled päris teadlikuks saanud ja juba oskad iseennast palju paremini märgata, juhtida ja lõdvestuda kõigesse sellesse, mis ärevust tekitab. Ja see teekond veel jätkub, nagu ma saan aru, minul samamoodi, aga ma näen ja tunnen seda, et eriti veel just viimase aasta videosid vaadates ja kõiki neid koolitusi, mida sa oled jaganud, mida sa teed, siis sinusse on tulnud nagu siuke mingi mõnus pehmus sisse. Siukest, jällegi võib-olla sõnades öeldes, et sa oled nagu ühenduse saanud ka selles mõttes naisenergiaga, mis ei tee sind naiselikuks, vaid teeb sind just selliseks pehmemaks, et sa ei taha just olla nüüd liiga selline alfa ja macho, vaid sa täna juba annad edasi oma tarkust ka läbi sellise pehmuse ja lõdvestuse. Kuidas sa ise ennast täna kirjeldaksid? Aitäh sulle, et sa ütled seda. Gloria, minu elukaaslane, tihti peegeldab mulle seda, ütleb, et kuule Alar, et sus on palju rohkem pehmust. Ja seda on nagu huvitavaks mehena see sõna pehmus läheb kohe pehmo on ju, ja sellel on nagu väga halb nagu konnotatsioon. Aga ma proovin, ja kui sina ka ütled mulle pehmus on ju, siis kohe ongi, et milline ma siis varem olin. No ma hea meelega vastan, kuidas ma ennast kirjeldaks, aga mul on tegelikult ka huvi, et kuna sa ju nii kaua mind tead, mis see pehmuse vastand siis on mehe puhul? No see on selline jäikus, võib-olla ülereguleeritud konkreetsus, et ma olen hästi konkreetne, ma tean täpselt, kuidas asjad käivad ja ma olen üsna kindel, et need on nii. ja selline nagu see natuke jah, ma arvan, et jäikus on see pehmuse nagu teine pool. Okei. Jaa, et siis paindlikkus, eks ju. Paindlikkus. Elastsus võib-olla on hea sõna. Okei. Ja. Et seda on küll hea kuulda, et ma sellega mingi teadlikult ei ole töötanud, et olla elastsem või paindlikum, aga ma mäletan, kui mind tohutult mõjutas 2014, kui ma lugesin esimest korda ühte Osho raamatut ja ta ütles, et kõige nagu, et see märk õnnelikust ja edasi jõudnud inimesest on tema võime olla spontaanne, just see sõna seal. Ja ma mäletan, ma panin endale kööki kunagi A4 peale, et nagu, mis oleks, lihtsalt endale küsimus, et mis mind taustal juhiks, mis oleks praegu spontaanne. Aga see ei aidanud mind seepärast, et siin pidi, kui sa mõistusega vastad, mis oleks praegu spontaanne, siis hakkad tegelikult mingi põgenema, võib-olla viitsi tööd teha, spontaanne oleks praegu jalutama minna, mis ei ole tegelikult tõde, vaid see on põgenemine, et see ei ole see spontaansus. Aga võib-olla, mõtlen, et seda selles suhtes on oluline tagasiside praegu, et toimunud on nagu järelikult mingil määral oma identiteedi sees läbinägemine, mingisugused, kui sa ütlesidki see konkreetsus on mingi viis olla, et võib-olla see ei ole kõige nagu jätkusuhtlikum. Ja jällegi ise, ma ei saa öelda, et ma oleks teadlikult tööd teinud, et ilmselt nüüd ongi see viimane aasta on olnud retsilt keeruline aasta emotsionaalselt, et võib-olla sa olid nii sundinud alistuma sellele, mis on ja sest võib-olla see ongi viimane aasta mulle täielikult näidanud seda, et mul ei ole oma jõuga mitte midagi teha olnud.
0, ükskõik kui palju ma oleks see aasta ükskõik mida teinud jõuga, see oleks olnud mõttetu, noh, et sellega ei oleks midagi teinud. Piltlikult, kui Titanic upub, siis üks mees seda oma jõuga sealt vealt välja ei lükka nagu, et siis sul ongi ainult valik nagu, et nagu kuidas ma nüüd sellesse kuradi surma lõdvestun, et mingi süke aasta on olnud. Ja äge on ka see, et ma mõtlen nagu siin enda puhul, et mäletan, kui ma 1,5 aastat tagasi umbes nüüd Gloriaga tuttavaks sain, ma veel rääkisin talle, et kuradi raske on nutta. Noh, et nagu nutt ja pisar oli ikka väga suur asi, nagu ma mäletan, ma tundsin rõõmu, ma kunagi, kui mul mingil hetkel, kas mingit filmi vaadates tuli pisar silma, ma mitte kunagi, inimesed ütlesid, kui see on, noh, ma ei tea, Gloria või keegi, kuule, sul on pesad mäljad, märjad pühi ära. Ma kunagi ei pühkinud ära, sest see oli nii haruldane tunne üldse tunda enda põse peal vett, nagu, et sa olid kuradi kogenud lõpuni see pisaratunne. Aga see ongi nii lahe praegu tunda, et nagu viimase poole aasta jooksul nagu ma olen saanud ikkagi niimoodi nagu nutta, et nagu see tuleb nagu lihtsalt nutadki vabalt ja mingid emotsioonid ei jää kehasse kinni, et kui kurbus, et Gloria on nii palju loonud mulle turvalisust, sest tal on nii palju rohkem lubamist kõikidele emotsioonidele, sealhulgas kuradi vihale ja sellele, et ma ei ole alati nice ja ma olen kuradi nõme vahepeal. No, ta lubab endale palju rohkem ja kuidagi näha teise pealt, kes endale lubab nii palju rohkem, et see on nagu päris tervislik. Ilmselt see on julgustanud, et siin on nagu turvaline seda teha. Aga muidu tööalaselt, või ma ei tea, kuidas sa mõtled? Nagu üldse, mis on sinu tänane nii-öelda tegevus, mis on sinu kirg ja mida sa ise võib-olla üldse näed, et kuhu poole sa liikud üldse siin elus? Ja. Ma täna mingi hetk vahetasin kodulehel seal About Alari all ära kirjeldused, ma olen vaimse tervise ekspert ja ma panin selle eksperdi sinna üsna nagu suure enesekindlusega, sest seal ei olnud enesekiitlust taga. Ja miks ma panin vaimse tervise ekspert sinna, seepärast, et ma olen 10 aastat pidanud tegelema oma vaimse tervisega. Ma ei ole sealt saanud enam kuhugi, mul oleks olnud variant ära tappa ennast või siis nagu hakkama saada, sest nagu kuhugi mujal ei olnud enam põgenenud, sest ennem seda ma olin tegelenud põgenemisega. Sõltlane olnud ja nii edasi, on, et seda perioodi ei saa eksperdiks nimetada, aga tagantjärgi on hea, sellest on ka nagu õppida. On. Aga tööalaselt veel ma otseselt nagu see vaimse tervise, miks ma selle kirjutasin sinna, sest see on, kui sa küsisid kirjast, see on kõige rohkem see teema, millega mul on nagu täna kõige värskemat sükest kogemuslikku võimekust inimestel olla päriselt empaatiliselt toeks ja mõista neid. Aga nagu professionaalselt ma ikkagi töötan endiselt suurima osa aja organisatsioonidega, ma töötan juhtidega ja ma töötan nende meeskondadega ja viimane aasta väga palju on kuidagi ise järjest rohkem tuleb juhte ja nagu see töö sisuks on mul 2 tasandit. Et märksõna kõige keskel on ikkagi üks emotsioonid. See on äri nagu, kui sellest aru ei saa, siis on tohutu ebaeelis. Et siis ma aitan nagu juhte 2 tasandil, sellel tasandil, et üks, et nad saaksid aru, et see, mida nad teiste inimeste puhul juhtida saavad, on lõpuks inimeste tahe ja see ehk siis emotsioon. Et kõik muud instrumendid juhtimises nagu mingi visioon ja eesmärgid ja prioriteedid ja palgad ja nii edasi, need on kõik selleks, et tunnustus, tagasiside, et inimesed tunneks kas selgust, rahu, usaldust, turvalisust, et lõpuks juht juhib inimeste sisemaailma. Ja see on üks tasand, mida ma teen ja ma koolitused, nagu sa ütlesid, et ma olen hästi nagu detailne, et miks juhid seda nii usaldavad ja seda soovitavad edasi ja tulevad tagasi, on see, et kõik on nagu, ma ise olen vajanud endale kindlust, et ma ei valetaks inimestele, et ma ei annaks inimestele infot, mis on poolik, et seega ma kogu aeg olen otsinud natuke nagu vaield, kõik mida ma proovin seda kogu aeg ise vaidlustada, et näha, kas on pime nurgad kuskil, on ju. Ja et ma ei viiks kedagi oma entusiasmist kuskile valele rajale,
ja teine pool on see, et mis on see aasta järjest rohkem tulnud välja, mille üle mul on nii hea meel, et isegi nüüd uue aasta algusest ma hakkan töötama Eesti Kaitseväe kõige kõrgema tasandi kindral ja leitnant ohvitseridega ja ma hakkan neid õpetama nii-öelda emotsionaalses intelligentsuses, et neil on hästi suur huvi selle osas, et kuidas mehed jääksid terveks, et nagu mida me pakume sõjaväes, mis ei ole kohustuslik elupõhine nagu, et see, kuidas me tekitame inimesele üldse huvi riiki teenida ja nagu me peame noortele pakkuma midagi muud, kui lihtsalt hakkamegi relva kandma ja üle maailma sõjaväes olukordades inimesed võivad väga katki minna ja see on nagu hea näha, kuidas tuleb see teadlikkus, nagu palju on enesetappe meie omagi tutvusringkonnas ja see number kogu aeg maailmas kasvab, et nagu suur rõõm näha, et on huvi anda inimestele täiesti professiooniga mitte otseselt seotud infot, vaid kuidas juhtida iseennast inimesena keset eluraskuseid, mis ei pruugi tööga üldse seotud olla, mis on, ma ei tea, abieluprobleemid ja nii edasi. Eks seega nii kihvt oli, ma töötasin aasta tagasi kõikide Pärnumaa, Viljandimaa ja Saaremaa kooli direktoritega, õpetasin neile seda nii, kuidas teisi juhtida, kuidas nagu luua koolis õpetajatele keskkond, kus õpetajad tunneks turvaliselt, et see turvatunne läheks klassiruumidesse edasi. Ja nüüd see sügis me saime uuesti kokku ja me tegime siis päevase sellise enesejuhtimise koolituse. Ja kihvt oli saada siis näiteks Andres, kes on Pärnu Sütevaka kooli direktor, või seal perekonnanime hetkel kätke, valiti see aasta ka Pärnu aasta juhiks. Sain talt sellise tagasiside, et tegelikult nad oleks tahtnud, kui nad täna teevad mõlemat programmi, oleks tahtnud isegi alustada kõigepealt sellest enesejuhtimisest, sest see nagu teadvustamine on nii suur, et ma ei ole kogu aeg juht, see on ainult üks roll ja kui minua inimesena lonkan, siis mu emotsioonid, pole kui häid juhtimist nippe ma oskan, mu emotsioonid on igal pool kõigile mu näost näha ja siis ma lähen sinna õpetajate tuppa, ma ei pruugi midagi öelda, kõik saavad aru, et midagi on siin. Et tõesti ma näen järjest suuremat vastutuse võtmise kasvu oma klientides selles, et kurat, kuidas ma inimestele päriselt mõjun. Ja ma arvan, see ongi minu nagu töö keskne küsimus on, et kuidas ma mõjun. Ja ma olen nüüd täna, ma olen 42, et ma hakkasin inimeseks olemise vastu huvi tundma 19-aastaselt. Ja kuidagi see tee kogu aeg on nagu viinud mind sinna edasi, järjest rohkem aru saada, kuidas see aparaat siin toimib. See ongi see mu suurim huvi. See on nii äge ja see on praegu mulle küll üllatus, et Kaitsevägi või sõjavägi soovib sellist tasandit sisse tuua, sest mina samamoodi, et need sõjaväelased või need sõjaväe taustaga inimesed, kes on minu juurde jõudnud, on ühed keerulisemad kliendid olnud, sellepärast, et neid on nii hästi õpetatud emotsioone kõrvale jätma, sest et see kõige prioriteet on ikkagi missioon, see on vaja korda saada ja see on vaja ära teha, vaatamata kõigele, mis see tee peale ette jääb, need ei ole üldse olulised. Ja nad suudavad, päriselt ütleme, et kui tuua näiteks siis, et ka isegi vabastavas hingamises nad suudavad nii ära kontrollida, et nad isegi ei hakka surisema, nad isegi ei tunne mitte midagi ja ei toimu mitte mingit protsessi. Ja see võtab ikka, kui tavainimesel võtaks näiteks, lihtsalt tuua piltlik näide aja mahus, siis võib-olla tavainimesel võtaks see tund aega, neil võtab 10 päeva aega, et jõuda üldse tunnete kihini. Ja võib-olla siis vaata selliseks ka ennem see pehmuse koha pealt tuua juurde, et ma arvan, et just mis on sinul ka nagu tekkinud, võib-olla kõige õigem sõna oleks kohanemisoskus. Ja see on see, sest kõige rohkem me kardamegi ju uut keskkonda, uut situatsiooni, uut emotsiooni kellegi poolt, enda poolt, teiste poolt, mida iganes veel, et kuidas siis õppida kohanema kõiges selles, mis iganes su ümber toimub. Ma arvan, et see oleks võib-olla kõige õigem, võib-olla selline kirjeldus sellele, mis ma näen, mis sinus on muutunud. Ma teen korra siia nüüd väikse pausi, et anda siia väike info ka, et meie podcasti toetab siis ECOS Eesti, kes on minu arust üks vägevamaid alternatiivmeditsiini maaletoojaid ja kelle apteekidest võib saada, kelle nagu sellisest laoseisust võib saada
kõike toetavat just sinu immuunsüsteemi jaoks, sinu närvisüsteemi jaoks ja see on tervislik, see on taimne ja see on väga kasulik, nii et sõbrad, kui teil on praegu just vaja midagi osta, siis kasutage sooduskoodi keset elu, saate 15% soodustust ja mina igatahes soovitan teile Ecoshi tooteid, sest ise kasutan ja olen väga palju toetust saanud sellest kõigest. Ja need ei ole ju alternatiivmeditsiin, see on C-vitamiin ja D-vitamiin ja kõik asjad on ju nagu just naturaalsete komponentidega. Plus kui sa Ecoshist ostad, siis ma ei tea, kas sa oled ostnud poest ka, siis saad alati neil on üks eriti hea ploomišokolaad, mille nad alati kaasa panevad. Ma olen aastaid öelnud, ma võiks seda müüa, ma ostaks nende popim toode, aga šokolaad. Oske ploomišokolaadi ka. Aga lähme siis siit edasi, et ma mäletan Alar seda, kui ma ise tegin koos Raivo Johansoniga siis neid meeste seminaari hakkasin tegema ja just miks me neid tegema hakkasimegi, et kui mina ka oma elus seda kokkukukkumist, emotsionaalset kokkukukkumist nii-öelda siis kogesin, siis ma sain ka aru, et ma võin ükskõik kui rikas olla, ma võin ükskõik kui edukas olla, mul võib ükskõik kui ilus maja, suur maja, ilusad autod, ilus pere olla, aga kui ma välise mõjutuse poolt kokku kukun, siis ma sain aru, kui tegelikult mõjutatav ja kontrollitav ma olen väljapoolt ja ma ei suuda seest poolt hakkama saada selle välise mõjutusega. Ja tõesti, see võib nii hulluks kätte ära minna, et mis isegi, ma ei tea, kõrvaltvaataja jaoks tundub, et kuule, mis nalja teed, see ei ole ju mitte midagi. Minu sisemaailma jaoks tundub see maailma lõpp. Ja mõnes mõttes isegi ka elu lõpu tundena ja eks sellepärast ka praegu see maailm, mis meid praegu siin ümbritseb, on ju üsna kiireks läinud, üsna emotsionaalseks ja mõjutatavaks ja see intensiivsus, mis praegu kõik meid ümbritseb, on ju tohutu, eks. Ja ma arvan, et aina rohkem läheb vaja seda oskust, kuidas iseennast seespoolt navigeerida välismaailmas ja kui sul on need oskused olemas ja just sina tood ka hästi palju oma koolitustes, nagu sa ise mainisid seda juba sisse, sest kunagi ma tean, meil oli sellest juttu ja siis sa nagu ise ka natuke kartsid seda teemat võib-olla sisse viia, sest sulle tundus ka, et äkki hakatakse sind uhuks pidama, kui sa sellest emotsionaalsusest hakkad äriringkondades rääkima. Et see ei tundnud üldse nagu sellel ajal loogiline ja eks võib-olla, ma ei tea, kas on mul õigus või ei ole, aga mulle tundus, et võib-olla Anthony Robbins oli see, kes või kõige suurem nimi, kes nagu hakkas selle olulisusest ja vajalikkusest rääkima, kus tippjuhid nagu käisid ja tihti nad ei rääkida, et nad seal käisid, aga nad said sealt esimese puudutuse ja justkui tundus jälle, et keegi kuskil kaugel välismaal kalli hinna eest on tipptegija ja on parim maailmas ja teisi ei ole olemas tema kõrval, siis täna ma võin öelda, et tegelikult siin meie riigis on ülipalju teadlikke, tarku ja olulisi inimesi, kes sellest saavad aidata, aga millegipärast ikkagi usutakse nendesse kallitesse välismaa tüüpidesse rohkem kui meie enda kogemustega Eesti inimestesse ja siis, kui me seda seminari tegime, siis ma mäletan, et sul oli ka see esimene kogemus, sa olid ikkagi harjunud ja siis sa ei olnud veel selle kohanemise oskusega võib-olla nii kodus. Ja vaata, kui tuli see esimene kord, kui sa justkui otsustasid, et ma lähen ilma suurema ettevalmistuseta. Null ettevalmistus. Null ettevalmistus spontaanselt lavale. Ja ma mäletan seda, et kui ma su õlgu veel enne esinemist masseerisin ja seda pinget sust maha võtsin ja ikkagi ütlesin, et ja sa küsisid mult veel, et kuule, aga mis siis saab, kui mul jookseb nii kinni, et mul ei tule ühtegi sõna ja ma istun 45 minti seal laval vait, sest ma olen nii kinni kiilunud. Ja siis ma ei tea, kas sa ise mäletad, aga ma ütlesin, et kõva vend, kui sa 45 minti istud vaikselt. See on nagu, ma arvan, üks kõvemaid etteaasteid, et sa suudad, et sa sealt minema ei jookse ja sa suudad rahulikult olla seal ja näidatagi kõike, mis su sees toimub. Aga sa võtsid selle vaikuse, 1-5 minti oli kindlasti vaikust, kohanesid selle ebamugavusega ja sa ei lubanud veel seda lindistada. See on üks elu suurimaid vigasid. Ja, aga sa ise kurivaim lindistasid salaja. Ja sellest sai minu jaoks üks ägedamaid esinemisi üldse, mida ma sinus olin näinud, sest
ma enne seda kogu aeg tajusin, et see on tore, aga see on kontrollitud ja see on väga täpselt ette valmistatud ja sinna sa ei luba ühtegi viga sinna tulla ja kui keegi peaks mingi väga ebamugava küsimuse sulle esitama, siis sa jooksed kokku sealt välja. Ja siis sa läksid ja tegid ja kes tahab kuulata, siis Kesk ja Kriis on YouTube'is olemas ja see rahvas oli püsti, plaksutas, kõik said aru, et sa räägid tegelikult neist endist ja seal oli emotsiooni, seal oli spontaansus, seal oli rõõmu, viha, kurbust, hirmu, kõike. Kuidas sa ise mäletad seda kohta? No, kindlasti mu elu kõige olulisem esinemine, kõige nagu rohkem endal südames. Sest seal ei olnudki just seda, sest vaata, ma vahel mõtlen, et mu koolitused on nagu täiuslikud teatrilavastused. Et ma ei ole neid aastaid timminud ja ma võib-olla teen neid, kui midagi minus radikaalselt ei muutu, võib-olla ma teen neid elu lõpuni. Ja siis nad ongi nii head nagu ürgmees jutumärk, sest sa mängida 1000 aastat veel, see on nii eluline ja nii igavene, et mul on samamoodi on koolitused nagu justkui nii elulised ja igavesed, eks ju. Aga seal ma ei saanud kasutada, mitte ei saanud, vaid valisin mitte toetuda ühelegi varasemale kogemusele, teadmisele, vaid lihtsalt minna sinna, sukelduda teadmatusse, sul 45 minutit ja tõesti võtta see hoiak, et ma ei tea, mida ma järgmine sekund, minut räägin ja see, kuidas siis see hakkas ju ise looma, see saalis tagasi tulev energia, kuidagi see läks nagu surfilauaga. See oligi nagu surfamine, et see nagu mõneti, mulle tundub see nagu mikroolümpiamäng minu jaoks, nagu minu valdkonnas, et sa nagu kõik need aastad ette valmistus selle hetke nimel ja nüüd siis nagu davai, mine siis sõida kõige suurema laine peal, kus ei ole midagi, et kus kogu see elukogemus, kas sa kukud sealt maha või kannadki lõpuni ja lõpp oligi elu suurim aplaus. Ma sanon, kui 5 minutit seisid või meelde tegid aplausi, mis näitab, see ei olnud ju, tehke mulle see aplaus, midagi neis nagu sai nii sügavalt puudutatud, et see oli aitäh selle julgustuse eest. Aga see oli hirmus, see oli väga hirmus. Kuidas sa täna nagu koged, et olles ka nüüd erinevates firmades tippjuhtidega tehes koostööd nende juhtkondadega, nende tiimidega, kuidas sa praegu kirjeldaks, et kui palju on üldse spontaansust ja sihukest lubamist olla täpselt see, kes sa oled, lubada väljendada endal asju selliselt, nagu ma tunnen, kui palju seda vastu võetakse juhtkonna poolt, kui palju seda välja öeldakse alluvate poolt, kui palju sellest tekib sihukest elutervet vestlust ja arutelu ja kui palju läheb võitluseks. Kui palju on sul sellist tagasisidet, et kui palju sa näed, palju üldse teadlikkust täna nagu firmades on, et kas see on tõusvas joones, on see huvi on, ma saan aru, on ju tekkinud, see seeme on juba olemas, aga töö on veel väga suur ees. Ma ei tea täpselt mitu organisatsiooni Eestis on või mitu juhti organisatsioonis on, 100 000 inimesed, eks ju, Eestis töötavad ja neid juhivad 10 000 juhid. Ja ma arvan, sükest nagu teadlikku, päriselt teadlikku juhte on alla 1000, ehk neid on kindlasti väga-väga vähe veel. Aga mida ma pigem näen on, kuna ma nüüd sellest aastast teen ka mentorlust, ehk mult on üks ühele töötan inimestega, siis viimasel nädalal on 2 kõne olnud 2 töötajaga 2 suur Eesti organisatsioonist ja ma tahaks nagu jagada neid kogemusi, sest need on mul värsked ja nagu südamel, et nagu ühe inimesega rääkides see lause, mis mul on nagu meeles ja tõesti mina nagu olin abiks sellele inimesele, et tema ettevõte küll tellis mind talle toeks, aga ma ei ole ettevõtte mingi käsilane, ma olen selle inimese jaoks. Sa oled aus. Ma olen aus ja ma ütlen kohe ettevõttele, et ma ei esinda teie huve, ma esindan selle inimese huve temaga koos töötades. Ja ma saan aru, et see inimene, kellega ma töötan, kust ta tuleb, sest ma peegeldan kohe vastu, kui ta ei ole siiras. Ja siis kuulda nagu inimeselt, kes tõesti hoolib oma organisatsioonist, nagu sa rääkisid ka täna ennem inimestest, ta tõesti hoolib. Ja siis kuulda inimesed ütlevad oma juhi kohta, mu juht on nagu kaootilisus kuubis ja see kuidagi, ma palusin tal näiteid tuua ja see lause vaata, kaootilisus kuubis,
ta ütles, et kui ma saaks, ma laseks mu juhi lahti ja teeks ise tema tööd. Ja siis mul oli teine kõne ja seal oli inimene, kes mõlemad, kusjuures on väga head spetsialistid, kui ma mõtlen nende peale, mina võtaks nad tööle ja väga lojaalsed, väga asjalikud inimesed. Teine ütles, mõlemad on lahkumisavalduse lauale panemise hetk, eks ju. Firmad jäävad mõlemad väga heast inimest ilma. Mitte ühelgi muul põhjusel kui juhi pärast. Teine inimene ütles, ta on töötanud 2 aastat selles organisatsioonis. Ta ei ole 2 aasta jooksul mitte ühtegi korda oma juhilt tagasisidet saanud. Mitte ühtegi korda pole ta saanud tunnustust. Ja ta rääkis, sellel päeval oli tal toimunud juhiga 1-1 vestlus. Ja rääkis, ja see on nende iga nädala vestlus ja kusjuures see inimene on läbi põlend. Ta soov oli öelda oma juhile, ma olen läbi põlend, see kõik on mu, ja kusjuures ma veel omakorda uuringud näitavad läbipõlemise aluseks tegelikult otsene juht. Ja nüüd ta siis soovis öelda, et ma vajan nüüd pausi, see värk ei toimi nii. Ja siis see kõne, mis on ju 1-1 iganädalane kohtumine on ju töötaja jaoks mõeldud. Aga tema seal firmas siis, tuntud firmas, vestlus hakkas nii, nagu ta ütles, nagu kõik vestlust hakkavad. Juht tuli, issand, kui kiire, tead, kui palju on, ja siis pool tundi, et ta ütles, niisugused ongi kõik need kõned, pool tundi juht kurdab oma muresi, nagu tema oleks juhi, nagu terapeut oma juhile, ja siis ülejäänud pool tundi laab nagu tööülesandeid ja siis tšau. Ja see ikka ongi nagu tavapärasusus. Ja ma nagu, kuna need sattusid on täiesti 2 erinevat nagu organisatsiooni, erinevat nagu hetke, kus juures mõlemal veel omakorda naisjuhid ja naisjuhtidest võiks mõelda, et näed, et nagu klassikaliselt võiks ju olla empaatilisemad ja nii edasi. Aga nagu see näitabki seda, et see nende oma inimesed nagu on siiamaani nii rattas mingisuguses to-do listis ja isiksuse areng on ilmselt, kui ma mõtlen nende mõlema inimese peale, kes juhivad, ilmselt täiesti nagu teadvustamata vajadus, asi, mida nähtakse pehmo nõrkusena, saab ju muidu ka, mida me siin arendame, teeme asju. Et siis seda kaost on hästi palju ja see juhtida just mõlema näite puhul ju ei ole asi juhtimiskompetentsis, asi on selles, et emotsioonide, mitte suute juhtimise nagu oskuses. Et ma ei näe küll, et midagi suures plaanis oleks liigselt paremaks läinud, et on tulnud indiviide, tiimides, nagu need 2 inimest, kes minuga töötasid, on ju, kes töötasid iseendaga, aga nende juhid ei töötanud iseendaga, eks ju. Ehk siis indiviide on, kes töötavad ja samas satub juhtimiskoolitustele mul inimesi, kes ala 4 aastat tagasi on lugenud mu raamatut, öelnud see raamat tõi kuskilt august välja nagu sinugi raamat, on ju, muutis blablabla ja selle minu raamatu tulemusel läksid õppima mingit holistilist teraapiat ja nagu nüüd on selle toonud oma juhtimisse juurde. Aga nad ikkagi on natuke nagu karje kuskil nagu koridoris, on ju, et see ongi, aga võtame nagu suure trendi, asi on paremini kui 10 aastat tagasi ja 10 aasta pärast on asi paremini kui täna. Mis me tähendab, et inimeste vaimne tervis on 10 aasta pärast paremini, ma arvan, halvemini, sest kui me seda veel ignoreerime, siis lihtsalt meil ei ole kedagi enam tööle, et enesetappude arv läheb nii suureks, aga vähemalt 10 aasta pärast ei ole enam mina ja sina ja veel mõned, kes räägivad vaimsest tervisest suure kirega ja siis neid lihtsalt me ei ole enam hüüdjad kõrbes, vaid see muutub standardiks nagu. Normaalsuseks. Muidu ei saa enam. Ja seda on küll hea kuulda, et see asi sinna suunas liigub ja kui jõutakse ka lõpuks selleni, et kui oluline on see siseenergeetika, et me ei ole, see on jällegi võib-olla juba next level sellest asjast edasi, et ei ole ainult füüsiline maailm, vaid seda, nagu sa ütlesid, et sa võid varjata, lähed sinna kuskile klassiruumi ja võid öelda, et keegi ei saa aru, et mis mu sees toimub, aga see energia seal ruumis, kui üks nagu on sellises energias, kes tahaks just, ma ei tea, mida iganes enda sees võib olla, ma ei tea, mida teha, on ju. Siis inimesed tajuvad seda, on ju. Ja samamoodi ju tajud, kui mingid edasi sealt, et kui need tippjuhid siis oma alluvatega alluvad oma klientidega ja nii edasi, on tajuda see, et seal on kiirustamine sees, seal on frustratsioon sees, seal on nagu läbipõlemine sees, seal on ärevus sees, seal on rahulolematus sees, seal on hirm sees. Sa ei oska seda seletada, aga mingi selle hääle, toon, keha, keel reedab selle. Ja sa võib-olla isegi, sa ei pea olema mingi spetsialist, et analüüsima hakata, aga sa lihtsalt jätad selle tehingu tegemata, sa jätad selle firmaga koostöö tegemata selle või siis hakkavad asjad tohutult lappama
selles koostöös, nii et kõigil lõpuks on närvid püsti ja kõik on kõigi peale pahased ja kõik sõimavad kõik ja koostööd, ilusad tänulikkusega koostööd ei tekigi. Ja vaata, kui palju see on seotud, me räägime tegelikult praegu töövaldkonnast. Sa võid selle sama asja kõik peegelpildis igapäevaellu oma perega tuua. Tegelikult on üks ühele, kes justkui seal ei ole lihtsalt alluvaid ja ülemused, aga mingis hierarhias ikkagi on. Vanemad on ikkagi ülemused, on ju, lapsed alluvad ja nii edasi, on ju, ja kuidas see jada siis läheb ja see ongi lõputu ja see võib viia sellisesse kaosesse, ja inimesed ei usu sellesse, et heas energias ja mõnusas olemises asjad sujuvad, asjad avanevad, uued uksed avanevad ja nii edasi. Nad usuvad, aga nad ise arvavad, et nad ongi heas energias. Nad ise arvavad, et ongi heas, ja nad ei näe ennast kõrvalt. Mul ei ole midagi viga. Okay. Sest muidu nad ju otsiks abi. Aga kui mul ei ole midagi viga, siis ma otsin abi. Töötaja on süüdi. Näiteks see sama nagu inimene, kes oli, vaata, ütles, et juht kaotis Scoopis, et juht andis talle kriitilist tagasisidet. Ta oli sellest väga nagu löödud, sest tema jaoks tagasiside tuli ilma nagu teda arvesse võtmata, et kõigepealt alustaks, kuidas sul läheb, mis toimub, kuule, mul on üks lugu, räägime sellest, meil lihtsalt otse läks tagasiside ja kui ta siis küsis juhilt nagu näidet, mille kohta see siis praegu on, siis juht proovis nagu mõelda, et no ma ei tea, ükskord sa tulid minuga rääkima, sa ei naeratanud, eks ju. Ja siis töötaja ütles, et see konkreetne juht, kes heitis talle ette, et ta ei naerata, ise kunagi ei naerata, on ju. Ja siis ütles, et ole nüüd täpsusta, mis hetk see oli, et ma ei naeratanud. No, et sa tulid küsima mult, et mis on koosoleku teema, et me peame, juht oli talle saatnud koosoleku kutse, et tahan sind näha. Ja see töötaja läks tema juurde küsis, et kuule, mis teemal me räägime? Mille peale juht oli talle siis öelnud, ma ei pea sulle ütlema, mis teemal me räägime, sina lihtsalt oled koosolekule. Ja kuidas ma saan sellisesse inimesse suhtuda lugupidamisega, on ju? Ja see on organisatsioon, mille põhiväärtuste seas on läbipaistev respektiga suhtlus, eks ju. Ja see on kusjuures väga leading, eesrindlik Eesti organisatsioon, on ju. Ja seal sees siis sellised laused, et inimesed kaotavad juhtide vastu usalduse. Ja kui usalduse ära kaotavad, siis mis juhtub on see, et hakkab kiirus langema. Sellepärast ma nagu kogu aeg nagu veidikene trotsis, kiirus hakkab langema, kulud hakkavad suurenema. Ja siis ongi need samad juhid, vaata, kes ütlevad, et sinu töö ei ole küsida, miks me sinuga kohtume siin, sinu töö on mulle naeratada. See näitab mingisugust kohta, vaata. Üleolemist ka nagu. Üleolevust, ja üleolevus ongi eneseabi nagu takistus, vaata. Sest mina on nii tugev, et ma ei vaja abi. Ja see on kõige karm, sa oled ilmselt seda samamoodi näinud. Kõige rohkem vajavad tuge need inimesed, kes seda kõige vähem otsivad. No, sest nad ei julge ka küsida abi, on ju. Mõnes mõttes, et nende jaoks on ka ebamugav ja eks midagi, see vana süsteem on nii-öelda ka minu vähemalt perspektiivist hästi palju seda nagu õpetanud ja programmeerinud ka, et ülemus on ülemus ja tema otsustab ja tema teeb ja tema asi ei ole arutada. See vanasti nagu õpetatigi nii, et sina peadki kõik rasked, tähtsad ja olulised otsused ise ära tegema ja sind ei tohiks huvitada, mida su alluvad, siis nemad peavad sinu käskudele, siis sealt sa teed oma järeldused ja annad järgmised käsud edasi ja sind ei peaks huvitama, mida nad tunnevad, et nende asi on töö ära teha. Nii huvitav ja see on kõige tagurlikum viis äritulemusi saavutada. Sina mõtlen selle, mis sa just ütlesid, et meil on ühel koolitusel nagu juht läks ülileili, nagu ma rääkisin sellest, et ülioluline on see, et sa iga töötajaga spetsiaalselt räägid läbi, millised on tema jaoks, kui sa sead talle eesmärgi, sa pead täpselt kuulama, mida ta vajab, et eesmärgi saavutada, sest igal inimesel on nagu eri nägemus, kuidas ta selle eesmärgini jõuab, on ju. Ja siis üks poolkilane vanamas seal oli, läks ja ütles, et kurat oleks, kui lillekene tuli raisk, ütles, tahaks seisulauda raisk. Ütlesin, kuradi seisulauda. Tere, ma olen kogu elu tabureti peal istunud, saad sina ka kurat raisk iskunud tabureti peale. Ja siis see inimene rääkis, mida sa siis nagu mõtled süksest juhist, on ju. Ja siis ma küsisin sealt, et mida sa siis tegid siis selle peale, kuidas siis olukord lahenes. Ma ütlesin, minna kurat arsti juurde, tõesti, et sul on seisulauda vaja. Siis mõtlesin, mida ma arvaksin sinust siis, kui sa mu arsti juurde saadad, on ju. Ja siis samas oli üks teine Eesti suur organisatsioon COVID ajal, inimesed tulid COVIDilt, esimest korda sai tagasi, koolis toimus, üks inimene vahepeal juhiks saanud, rääkis vahetult enne COVIDit. Avatud kontor läks juhi juurde, ütles hästi kõrge tasemel tippspetsialist, ütles, kuule, jube palju müra siin, mul oleks noise cancelling kõrvaklappe vaja. Normaalne palve juba. Ja peale juht ütles talle, et
kurat, sorry, et ei saa, et siis tahavad seda kõik. Ja kuna tal oli seda vaja, siis ta ostis need ise ja siis ta ütles 3 nädalat läks mööda. Inimesed läks, COVID hakkas, kõik saadeti kodukontoritesse ja siis see sama juht ostis kõikidele tema kolleegidele noise cancelling kõrvaklapid, ilma et ükski kolleeg oleks seda palunud. Ehk siis see inimene mõtles, mis kuradi inimene see mind juhib siin. Ja kuidas ma saan seda inimest üldse austada, kui ta ei austa mind. Ja vaata, siit ongi nagu see, et see vanakooli juhtimine, mida mina aitan murda ja nagu üsna edukalt mingites organisatsioonides. Aga ma kohe ütlen, et see saab ka kukkuda tagasi, aga ma toon see nagu näitan see, et vaata vanakooli püramiid oli tagurpidi, üleval oli, mitte tagurpidi, see kolmnurk, üleval juht, keskastmejuhid ja siis on töötajad. Selle ülim suur probleem on see, et kui sa seda vaatad, näiteks koolituste näitan seda püramiidi ja küsin näiteks noortelt, kes on 30-aastased, kuule, kes su palga, teen see püramiidi, panen seina peale, küsin, kes su palga maksab? Siis 80% isegi 30-aastased inimesed ütlevad juht. Ja siis ma küsin, miks sa nii arvad? Sest ta vaatab ju nagu püramiidi peal, kõrvalt ei maksta see mu vaheaste, see tüüp seal. Ja siis ma küsin, kus see tüüp raha saab? Ja nad isegi suuda algul mõelda sellele, sest see püramiidis pole üldse klienti isegi sees. Ja seal tundub nagu see juht on mingi tark tüüp, vaata. Ja siis hakkavad inimesed sealt alt ülespoole pürgima, mitte sellepärast, et see on see roll, millega nad on elus mõeldud teisi inimesi nagu aitama, vaid sest seal on raha ja võimalused ja papp. Ja nüüd, mis juhtub, on siis omakorda see, et siis psühholoogiliselt seda vana püramiidi vaadates, kui ma olen ambitsioonikas inimene ja töötan seal kuskil alumisel astmel, siis, aga võib-olla see sobib mulle hullult hästi, siis ma ei taha olla mingi mõttetu vend siin sinust allpool. Ma hakkan nagu ülespoole pürgima ainult sellepärast, et mu ego suunab mind sinna. Ja nii ongi juhtunud, et see Eestis terve hulk juhte on täiesti sobimatud inimeste juhtimiseks, mitte sellepärast, et nad on väga kohusetundlikud, nad on ülilojaalsed, nad on üliustavad ja nad saavad asjad tehtud, aga neil puudub igasugune kapatsiteet teist inimest panna niimoodi tööle, et see teine inimene jätkusuutlikult teeks nagu järjepidevalt kõrget sooritust. Ja nagu see püramiid, mida mina õpetan neile, pööra see püramiid ümber. Et kui me püramiidi ümber pöörame, siis lähevad asjad paika, kõige üleval on korraga klient, sest seda vanas püramiidis pole ju klienti isegi sees. Seepärast ongi siit teenindus, seepärast vaatan, polegi, mölisevad klienditeenindajad, seepärast see on mingi suvaline klient, mine ära, kui ei meeldi, on ju. Sest neil on sama tunne organisatsioonides, kui mine ära, kui ei meeldi. Nad me saame raha sealt. Just. Mitte sinu käest. Ja siis, kui me pöörame selle ümber, siis korraga on üleval on klient, on ju. Kliendile allub siis spetsialist, sest see on järgmine kiht, eks ju, või teenindaja ja siis juht on tegelikult selle teenindaja või spetsialisti all. Ja see on selle teenindava juhtimise ideoloogia, et ma olen siin selleks, et mitte olla mingi kontori hierarhia või struktuur, ma olen siin selleks, et olla teenindaja oma töötajatele. Ehk ma olen nii-öelda teenindaja sisekliendile, et nemad saaksid luua erakordset teenindust. Sest nagu neid on palju rohkem kui meid juhtidena. Neilt tuleb nii palju sisendit. Oleme neile toeks. Ärme vaja seda nagu pidevalt, et mina tean, teie teete. Mina kunagi juhtisin nii, mina tean, teie teete. Ühest inimesest sõltub kogu ettevõtte edu versus nagu sa annad inimestele autonoomiat ja jõudu ja sa muutud oluliselt nagu tugevamaks organisatsiooniks. Aga ma näengi, et ma olen nagu, on organisatsioon Eestis, ma ei saa nimesi nimetada, kelles ma olen nagu ütleme alates 2019, 18, 20, saime selle struktuuri ümber automaatselt. Ettevõtted muutusid Eesti parimaks tööandjaks väga kiiresti, talentide juurdevool suurenes, kliendi rahulolult Eesti parimaks organisatsiooniks paar aastat järjest nagu majandusnumbrid kasvavad ja siis korraga toimub juhtkonna mingi vahetus, tuleb mingi Ukraina sõda, tuleb mingisugune, kuigi ettevõttel läheb hullult hästi, retsilt hästi ja siis tuleb juhtkonnale tunne, et kurat ikkagi see inimestest hoolimine on mingi pehmo teema, sest mingi uued, võtame praegu, nüüd on raske aeg, võtame ikka need nagu kuluefektiivsed juhid, pöörame tagasi, te ei tea siin midagi, hoiame kulu kokku ja automaatselt nii, kui hakkab inimeste arvelt, kuigi ei ole vaja, aga nagu igaks juhuks hoiame kulu kokku, hakkame ootama, talent hakkab välja voolama, ettevõtte maine turul hakkab kannatama, hoidsime kokku, aga nagu mille arvelt nagu, et see on nii huvitav, vaata, et see tasakaalust väljas juhtimine, et see nagu, et ma näen ka inimesed, kes kardavad minu koolitusi ja kohale jõuavad lõpuks, neil läheb see hirm ära, sest nad teavad, Alar Ojastu räägib ratsionaalne emotsionaalsus, äkki Alar on liiga pehme, äkki ta ütleb, et kuradi hoolime ja äkki siis hakkavad töötajad meil nagu, kuidas oleks, ära kasutama seda. Kui ma olen alati hästi aus, ma ütlen, et hoolimine ei tähenda seda, et sa hoolid kõigist võrdselt.
hoolimine tähendab seda, et sa hoolid tingimustelikult. Sa hoolid äris nendest, kes hoolivad tulemustest. Sa töötad nagu spordis, kui nagu inimene ei panusta, siis sa ei panusta temasse. Et see on nagu kaup kauba vastu, aga ei saa olla niimoodi, et töötaja hoolib tulemusest. Aga sa muidku kisutad nagu viimast välja ja veel manipuleerid, nagu sa rääkisid, ma arvan, see on väga hea lugu, mille sa peaks rääkima, manipuleerid taga veel, et ta tunneks nagu ennast tähtsusetu ja väiksena, sest äkki läheb muidu kuradi uhkeks ära. Ja seda, mis ma jagasin sulle ka, et minu juurde jõuab väga-väga palju inimesi, kes nagu ongi selles kohas, et nad ei olegi kunagi saanud ühtegi head tagasisidet, nad on pühendanud ennast, kes 10, kes 20, mõni isegi 30 aastat. Ja ta ka, see on ka tema õppetund, ta ei ole kunagi ka ise seda otsust vastu võtnud, sest see tavaliselt on jälle nii psühholoogiliselt nii ka mõistetav, et tema jaoks võib-olla on see hirm, et on küll sitt, jeblatakse mu ajusid küll iga päev, aga ma vähemalt saan palga kätte ja ma saan oma maja liisingu ära makstud, kannatan edasi ja siis kukuvad tervisega kokku ja väga hullude diagnoosidega, sest ta on enda sees kogu aeg seda nagu ratsionaalset emotsionaalsust siis võib-olla hoidnud ja või kannatanud endasse ja hoidnud kinni ja see on seda söönud seestpoolt. Ta on elanud vastu enda väärtusega. Just. Ja ei ole julgust ka teist otsust, aga nagu see, et niisugused võikski öelda, kas ükskõik kuidas keegi nimetab, kas on see enda energia, mis tuleb ära muuta, sinu enda õppetund, karma, nimesid on nii palju erinevaid, tegelikult ühte asja teeme kõik, on ju. Et kas sa teed selle nüüd siin kohas selle julguse ära, sest ainult niimoodi saab muutuda. Kui sa ütled, et ja seal on jälle oskus, kuidas sa seda väljendad, kui sa lähed üks päev koguneb su see nii kaugele see kõik see on ja plahvatab, siis sa lähed, lööd jalaga ukse lahti ja võib-olla võtad veel peaga maha sellel tüübil, on ju, kes on suga nagu niimoodi käitunud, sest sa oled Palestiina ja Iisrael näitab seda ilusti. Suruma alla, lõpuks nagu sa ei saa igavesti alla suruda. Just. Ja ja siis ongi need kohad, et kuni sind lõpuks siis võetakse tervisega maha või siis juhtub või siis lihtsalt üks päev öeldakse sulle, et kuule, et kao minema, aitab küll. Rootsis viidi läbi uuring 3000 töötaja seas, kus selgus, et inimesed, kes pidasid oma juhti ebakompetentseks, kogesid mediaaniga võrreldes 24% suuremat südamerabanduse ohtu ja töötajad, kes olid sama juhi juures töötanud juba üle aasta, kogesid 39% suuremat südamerabanduse ohtu ja eriti kõrge on siis risk meeste seas, kes nimetavad üle maailma juhiga veedetava aja eriliselt stressirohkeks ja seostavad seda ka väga madala õnnetundega. Ja kui nüüd mõtleme seda, et eestlaste number 1 suremise põhjus on südame-veresoonkonna haigused ja meil on nagu ainult 2 inimest 10 statistika järgi Eestis üldse nagu tunneb tööalast sellist nagu juhtide poolt loodud kasvu ja arengut ja tuge, siis nagu on väga suur tõenäosus, et mitu vanaema ja vanaisa on juba sellepärast varem hauda läinud, et juht tappis nad ära, on ju. Et see on nagu karm lugu, aga sa palun räägi, see oli ka hullult võimas, et sa ütlesid, et mingi tüüp tegi mingi erilise kasumi ja siis et omanik ütles talle. Jah, et see oli niimoodi, et siis mingi hästi pikk projekt oli, polnud pikalt nagu siis nii-öelda see firma ei olnud ammu nagu nii suure marginaaliga nagu kasumit saanud ja nii-öelda siis tagasiside oli siis selline, et kuule, et miks nii vähe? Miks nii vähe? Kuigi oli aga jällegi seal on ka sellised õppetunnid on sellised, et ja inimesed tihti vaata, seal on üks hästi huvitav kahepoolne konks tegelikult, et enda sees ka tihti eeldavad ja väljendamata, see on see tsirklingu teema, millega sa nagu oma vabal ajal tegeled, mis teine hobi sul. Aga me kunagi ei ütle välja, et kuule, mul praegu tundub natuke selles kohas, et sa oled natuke ebaõiglane, isegi oma juhile välja öelda. Sest seal on jällegi see hirm nii suur taga, et kui ma nüüd peaks pehmelt isegi väljendama, siis sealt tuleb kiire vastus, kuule, kui ei sobi, paki asjad kokku ja tõmba uttu, mis juhtub ka tihti. Ja mis sellise juhi puhul juhtukski. Sest ta ei tule toime sellega, et keegi talle vastu hakkab. Just, ja vaata, kui huvitav, et just nüüd see tulles jälle siia veel tagasi nende nagu see emotsionaalsuse, see stress, ma tooks selline näite, et vaata, kui kaugele see võib ulatuda, et mina olin nii-öelda nagu profijalgpallur ja minu treener oli selline, kes ikkagi oli jõuline treener ja
enamus meetod baseerus sellele, et hirmutada ja läbi hirmu panna sind tegutsema ja läbi tegutsemise tuua tulemusi. Aga see kõik jätab ju kehasse stressi ja kõige hullem stress on see, et iga kord, kui sa nagu trenni tulid või teadsid, et me ei teadnud keegi, et mis täna toimuma hakkab, kas sa võib-olla mõnes kohas eksid, siis sa saad totaalse karistuse. Mis see totaalne karistus oli? Noh, erinevaid asju, et ka kuni selleni välja, et saad kõva litaka vastu kaela või siis saad, pannaksegi sind keegi teine sind nii-öelda nagu peksma selle jalanõuga on ju, vastu perset andma, nagu ketsi öeldi sellele. Aga kas tüübid te omavahel nii kokku ei hoidnud, et keegi treenile ise vastu molli ei andnud see? No me olime noored ju. Okay. No sa 14-15 aastase, noh, lõpuks jõudiski see nii kaugele, et pigem ei hakatud vastu, vaid pigem otsustati, et ma lahkun lihtsalt või lähen teist teed nagu, on ju. Et aga 25 või 30 aastat hiljem ma lähen samasse ruumi ja kõik ma olen aru saanud, kus see tal tuli, kõik andestatud, mingid teemad, aga kehas on nii ärev tunne olla sama inimesega ühes ruumis ja vaata, millise mälu jätab, aga nüüd, kui sa iga päev lähed tööle ja sa tead, et esiteks, et sind ei hoita seal, sind ei väärtustata, võib-olla sõimatakse, kogu aeg nõutakse ja veel mida iganes. Ja sa lähed sinna sellise stressi leveliga ja vastu tahtmist ja sa ei naudi seda, sest see pole meeskonnamäng, vaid see on mingisugune teater, mis seal toimub. Sa ei saa olla sina ise, sa tunned, et sa ei saa väljendada, võib-olla mingi asi tundub isegi, et kuule, et siin saaks minna nagu palju ägedamat teed pidi, aga sa ei julge, sest sa oled ühe korra proovinud, kohe vastu näppe saanud, vastu nägu saanud ja enam sa ei proovi, sest see nii-öelda ka tippjuht ei tekita sulle ka seda turvatsooni, et kuule, mis iganes, isegi kui see on lollus, sul räägi ikka, võib-olla see minu jaoks on lollus, aga teiste jaoks ei ole, sest minu perspektiiv suudab ainult seda sellest kohast näha, aga nagu öeldakse, et tihti on, et kes on nagu juhid, kes on kasvanud juhiks läbi kooli ja kes pole kunagi näiteks, võtame kas või kõige lihtsama asja, trassi ehitus on ju, kes pole ise kunagi seal trassis isegi käinud, ei tea, mis ootab seal ees neid on ju ja nad ei oska isegi näha mingeid asju ette, mis tulevad lahinguväljal ette. Siis nende jaoks on jumala, mis te virisete, on ju. Mehed räägivad tegelikult päris asjadest, kuule, siin on vaja muutus, nagu see kõrvaklapigi teema. Muidu mul lihtsalt ju müraga suureneb stress ja stressiga väheneb töövõimekus ja töövõimekusega väheneb kõik, mis ma siis endast välja annan. No, jällegi nii loogiline jada, aga kahjuks ei nähta seda, aga ütleme, et sinu koolituste nagu siis teekonnal praegu või üldse selles, kui sa oled nüüd hakanud ka seda olulist poolt viima firmadesse sisse, et kui palju sa nagu ise kohtad selle vastupanuga ka, kus tekib siuke protest ja isegi, et noh, seesama koht, kus sa kunagi olid ise ka võib-olla natukene nagu tagasihoidlik selle sisseviimisega, et äkki tekib vastupanu ja tihti mõnedes kohtades tekib ka ja mõned isegi kui 10-st 2 protestib, siis hakkab see kogu tiim ka võib-olla mõtlema, et kurat, äkki on õnnel õigus, on ju, kui nad on veel sellised eeskujulikud tüübid, et mina olen teinud ükskord siukese ühele firmale, kus olid siis, kutsuti kokku üle maailma nii-öelda, üle maailma nagu siis osakondade juhid, on ju. Ja siis minu ülesanne oli, noh, nad kõik olid täiesti võõrad enesearengust, ja mulle paluti, et teeme 3-4-5 päeva seal kuskil metsas, teeme enesearengut ja hakkame siis vaikselt minema ja vaatame, kuhu lähme välja, et kuhu jõuame. Ja kohe, kui peale esimest juba praktikat hakkas mingi 5 tüüpi täiega protestima, et me mingit lolli siin küll mängima ei hakka, me mingit asju siin ei tee, mingit joogat ega ei raputa siin ega ei hääli siin ega ei lase enda stressi välja ja mingi pekki sinna, hakkas protestima. No. Ja juba mingid, kes on nagu siuksed kogu selles tiimis ennem ka kõige rohkem räägivad, kõige rohkem on maskid ees, kõige rohkem tahavad üle olla teistest, on ju. Ja juba sa tajusid, et need, kes tegelikult tahtsid, tõmbasid ka ennast kohe juba tagasi, et et me igaks juhuks ei lähe, sest need pärast räägivad meist nagu lollidest, on ju. Ja väga raske oli seda läbi viia, ma pidin ülipalju asju nagu maha tõmbama
ja viima hoopis sellisele tasandile, kus oli minu jaoks nagu võib-olla täitsa nagu mõttetu, noh. Et seal ei tule tulemust, me võime siin trillu lilutada, aga sellel ei ole tulemust, aga teeme siis ära, kui te ei taha tulemust, noh. Aga, ja siis, kes jäid päriselt, võib-olla 20 mehest oli 3, see olid mehed just, on ju, olid 3 sellised, kes jäid ja nad tegid sellise transformatsiooni läbi, tulid ja ütlesid pärast ja kallistasid ja ütlesid, vau, et ebareaalne, mida ma praegu ennem kogesin oma kehas ja mida ma nüüd kogen, see nagu öö ja päev. See oli selline nagu... Need ongi tänapäeva Ragnar Lothbrokid ehk nii-öelda tänapäeva viikingi kuningad, et nagu mis on ebameeldivam, kui kuradi tunda sitta tunnet enda sees nagu ja tunda seda piinlikkust ehk kõik, kes ütlevad, et ma ei tee seda, ma hakkan nagu protestima. Mis asi see on, mis paneb mind seda ütlema? Ebamugavus on ju. Ehk nii võõras tunne, ebamugavus. Ja nad ütlevad veel ise, ma ei tunne ebamugavust. Ehk nad on nii kontaktis ära oma tundega, et nad ütlevad, mul on kõik hästi. Ehk see oled nõus, nad ei saa isegi kätte, mis neid takistab, aga et seetõttu see, kui sa ütlesid need 3, kes selle ära tegid, et noh, selgelt nad on juba kusagile tundetasandil jõudnud. Mul on mitu mõtet tuli, kui sa rääkisid. Üks mõtet oli lihtsalt hakkas peas nagu mingid ideed käimaks, et esimesena tuli see, et ma mäletan, mul oli ka 2009, ma töötasin ühes organisatsioonis, oli siuke juht, kes sõna otses mõttes tuli hommikul, mis ta ütles? Mul oli mingi müügikõne tulk oli seal, on ju. Neid oli vist mingi vähem, kui ta nagu tahtis. Mingi, alatame 10 kõne, aga võib-olla tahtis 15 või midagi. Olar, 10 kõne! What the fuck, mehed? Nagu, ja no mina läksin sealt ära selle peale, aga kui ma mõtlen sellistele juhtidele, kui neid on, eks ju, siis ma tean neid tüüpe ju, neid on ja nad on, ma ütleks neist niimoodi, et osad 90ndate aastate vaat süksed nagu edulood on ju, kes mis iganes olid õigel ajal õiges kohas, täna on multimiljonärid. Noh, neile nagu ükskõik mida ma neile räägiks, palju see pappi on? Noh, nende kogu, nad justkui ei lase isegi ligi sellele infol, sest kui pappi ei ole, siis mida me suga üldse räägime? Millisest emotsionaalsusest sa räägid? Näita, kuidas sa selle sama pappi teenid sama rahaga, sest kuna nende väärtuste süsteemis on see ainus asi, mille järgi nagu inimest hinnata, huvitav oleks lihtsalt see hetk, kui siis nagu, ma ei hakka siin nagu midagi nagu, aga mis ma tahan öelda, et siis, mis ma arvan juhtub organisatsioonides on see, et kui ma töötan 15 aastat sellise juhi juures ja ära ei lähe, siis on väga suur tõenäosus, et seal mängib perekondlik muster. Ehk see karm juht meenutab inimesele kedagi tema laurusest, tema isa näiteks, aga sellel karmil juhil võib-olla on mingi positiivne aspekt, mida isal ei olnud. Ja siis käivitub seal siis alluvas mehes-naises, käivitub alateadlik soov meeldida sellele juhile, sest vahepeal see juht on tore. Ja siis tekib sõltuvus, ehk inimene hakkab nagu läbi selle juhi välja mängima lootust, et äkki ma lõpuks siit saan selle isa armastuse, mida ma kunagi ei saanud. See on väga suur nagu tõenäosus, et mis see tegelik psühholoogiline mehhanism on ja miks sealt ka välja ei saa, sest kodunt ei saanud ka välja, oligi nagu tartumises enda sees, ehk ei tulnud seda võitle-põgene refleksi, mis seisab enda eest, põgene, lähen ära olukorrast või ütlen, käi putsi, nagu seda energiat ei tulnud taha, olengi seal nagu hirmul on ju, ja nüüd võib-olla olengi perekohustused peale tõmmanud endale ja ei suuda nagu keset hirmu, vaata hirm pärsib ka ratsionaalset mõtlemist, ei suuda näha selle sees väljapääsu, sest hirm projetseerib tulevikku kõik võimalikud viisid, kuidas asi võib ebaõnnestuda. Siis teine mõte, mis tuli, kui sa rääkisid, oli see, et jälle, kui see 90ndal edu saavutanud nagu see tippjuht või keegi saab, pappi on, on ju. Mõtle huvitav, nad ise peavad ennast nagu ilgeks kunniks ja veel kord, mingi osa pealt oledki tubli, kui said hakkama, no ma ei heida üldse ette, kõva end on ju, selle, oledki minust kõvem vend, selles asjas oled kõvem vend minust. Aga kui me võistlema peame nagu ilmtingimata. Aga teine tasand on see, et Windows 95 oli ka kõva asi. Noh, DOS-iga võrreldes oli Windows 95 kõva ja inimesed tegid Windows 95 arvutiga miljoneid, nagu tegid kuradi
raha sellega. Ja ma mõtlen, et nagu kui me oleme ka nagu tarkvara ja mõtle, kus siis Windows 95 ei tea, et eksisteerib iOS mingi 26 praegu ja lihtsalt, et kuradi mina Windows, ma töötan kuradi siin, mul on Word dokument ja mul on kalkulaator ja saan emaili saata ja tundub jube võimas programm, sest ma sellega raha teenin ja teadma, et kuule, aga enese arengu teekonnal, kui seal on sükseid update'e ja upgrade'e võimalik saada, aga noh, see ongi nagu, et seda ei saa kellegile tutvustada enne, kui inimesel tekib mingisugune vajadus õppida. Ja nüüd, kui sa siis rääkisid lõpuks sellest, vaata seltskonnast, kes seal vastu hakkas, et mul tekkis ka siin 2 nagu tasandit, et esimene mõte oli mul see, et noh, see on hea, vaata, et sa sellest räägid, sest mul ka see sõjaväekindralitega see töö ootab ees ja mul on ka öeldud, et see on kõige raskem publik, kes võib olla, seetõttu mul on nagu ühtepidi hästi põnev, et vau, et niisugune nagu suurema plaani usaldus, et vau, et mingil põhjusel elu hetkel sätib mind sinna, on see minu kasvukoht, nende kasvukoht igal juhul. Aga mul on olnud ainult korra see, et sest me algul hakkasin mõtlema sinu juttu kuulates, okei, äkki oli see, et neil jäi puudu see nii-öelda ratsionaalne buy-in, et nad saaksid nagu seda, kuna nad nagu nii elavad kogu aeg oma peas, et nagu tooks nad läbi nagu selle pea ennem nagu ringiga nagu sinna usaldusse, nagu aju peab nagu ära ostma kõik asjad. Aga see mulle meenutas seda, et mul oli 3 aastat tagasi üks koolitus Lõuna-Eestis ühes rahvusvahelises organisatsioonis samamoodi, Eesti mingi startup, juht eestlane ja ma olen ju tema teenistuses seal. Et tema firma läheks paremini. Personalijuht oli mu kutsunud, minu viga oli see, et ma tegevjuhiga ennem läbi ei rääkinud, sest vaata, mul üldiselt ei olegi väga vastuseisu koolitustel. Just sellepärast, et minuni jõuavad, tundub, et need organisatsioonid, kus juba personalijuht on nii tugev, et ta tahab seda nagu minu meelelaadi müüa sinna ja ta usaldab, et see organisatsioon on valmis. Ja seetõttu ma tihti minevikus ei rääkinudki eraldi juhiga läbi, sest mul tundus, et nad teevad nagu nii koostööd. Aga noh, nüüd ma räägin alati tippjuhiga läbi, sest seal juhtus siis see asi, et ma rääkisin sellest samast tagurpidi püramiidist. Teie, see juhtimiskoolitus, teie olete siin selleks, et toetada oma inimesi, et nemad saaks toetada kliente. Ja tüüp hakkas täiega vaidlema ja plõksima ja tema argumendid olid absurdsed. Ja see oli koht, kus, kuna mul ei olnud ka see päev kahjuks väga lihtne enda see on minu koolituse, ma võiks nimetada professionaalses tasandis 1/3 professionaalse tasandi nii-öelda ebaõnnestumisest, kui võiks nii mõelda, et ma ei näidanud tipptaset selle olukorraga toime tulemusel. Ma läksin nii närvide peale ja ma lihtsalt korra ütlesin, davai, ei suuda suga rääkida ja pidin silmad kinni panema ja hingama sisse välja, sest ma hakkas karjuma peale alla hakanud. Ja siis ma tundsin, kuidas ma kaotasin kogu meeskonna usalduse, kes seal olid, kõik läksid juhi poolel üle. Ja siis, kui siis oli paus ja ma läksin tüübilt küsima, mida sa praegu tegid, et miks sa praegu tegid seda? Ütlesin personalijuhile, jää ka palun korra siia ruumi, et nagu ole meile vahendajaks. Ja siis oli kõige kurvem see, et siis see tüüp, kes seal oli selline isane nagu selle grupi ees, muutus nagu koolis, tead nagu koolikiusa, kes muutus direktori kabinendis mökuks, kes hakkas nagu käed hakkasid värisema ja hakkas niimoodi naeratama. Ei, ma nii saa, tead mingisugune poisike tuli seal välja ja siis ma ütlesin, et aga kas ma saan õigesti aru, et sa tegelikult muga nõus või? Ja siis ma sain aru, et tegelikult mõtled täpselt nagu mina, et tal oli vaja ässa panna selle grupi ees, et korraga tal tekkis mingisugune ebakindlus, et väljast tuli tüüp, kes võib-olla seletas mingit asja selgemini, kui tema on edasi andnud. Et vaata jälle toob märkuse, selle juhtimisalane ebaõnnestumine tal, isiksuse arengu läbikukkumine. Aga vaata, siin on jälle üks päris huvitav koht, mis mul nüüd jälle sinu jagamise käigus ka korraks tekkis, et sama asi, et kui ma tean, et kus kohas ma ise oma võib-olla asjadega arenguga olen, et mind on tellitud sellena, kes ma olen, et justkui kui sa ostad nagu Mersu teenuse või tahad autot Mersut, aga siis sa lähed viid, ütled, et siin on Mersu, tead, et aga pane talle laada väljed alla, võta talt kõik tuled ära ja siis see, sest et noh, ma ei tea, me ei oska veel selle Mersuga sõita, et igaks juhuks muidu pärast peame selle kõik kinni maksma ja selle pulli, aga me ei oska sõita. Et kus see piir siis jookseb, et kui ei olegi nagu vastu valmis võtma seda taset, on ju, ja siis sa nagu ise ka koolitajana, ma ei tea, et või sellise enda tarkuse või kõige edasi andmisega ei taha enam neid lasteaiamänge, vaid et astume siis kohe, jätame selle nagu lasteaia siit ära või on siis vajalik, aga ma ise tunnen isiksusena, et ma ise ei taha enam lasteaiamänge mängida. Et ma nagu asume asja juurde, et ärme nagu
suplesin vahu sees, tuleme sellest vahust välja ja hakkame asju selgemalt nägema ja võtame vastutuse. Võtame vastutuse, sest et isegi kui see on protest tekib, isegi kui testib vastupanu, see ka näitab sinu kui juhi võib-olla võimekust, et kas ma üldse olen valmis ka uusi asju proovima, et ei tee järeldust ennem, kui ma ei ole ära proovinud, sest muidu ma ei tea ju, nagu sa tõid selle arvuti näite, et kui ma raiun, et see on õige, see on ju Microsoft ja aeg läheb edasi, asjad nagu on hoopis teises kohas, aga ma ei proovi isegi, kuidas sa siis teada saad nagu? Et noh, ma ei tea, kas kuidagi resoneerub ja ma ei tea, kas sul tuleb ka ette selliseid asju, et kui sa võib-olla, noh, ma ennem küsisin ka, et liiga võib-olla sa teed praktikaid ka aeg-ajalt, tood sisse on ju inimestele, et kui see on võib-olla sinu jaoks normaalne ja tundub, et nagu, et sa tead ka, et see töötab, aga ei tulda kaasa nagu. Siis, kuidas su sellisel juhul nagu? Ma nagu, mul on empaatia just tekkinud selles osas, et ma tean ise ennast, et vaata, ma olen, no seesama, mis sa ütles, jäik pool Alerist on ju, et ma ka liiga naljalt, kui ma ei usalda kedagi, ei ole valmis koostööd tegema temaga, kui ta ei ole mulle autoriteet ja ma liiga kergesti ka teiste inimestega, kes on mulle võõrad, ei tule nagu kaasa asjadega, et mul peab olema mingil määral loodud platvorm, et ma oleks üldse valmis sinuga mingeid asju nagu katsetama, eks ju. Ja nüüd seetõttu ma saan osadest inimestest aru, et neil on vaja nagu sissejuhatus peab olema üsna nagu pikk ja leebe, sest mul on endal olnud vaja, see on ühtepidi täna minu tugevus, et ma olen nii palju õppinud, aga ma olen õppinud seepärast, ma olen nii skeptiline, et ma olen ennast pidanud iga nurga alt veenma, et see asi, mida keegi räägib, see on päriselt ka pointiga. Ja ma näen, et skepsisel on seetõttu oma väärtus on ju, ja ma seetõttu näen grupis ju nii palju skeptilisi inimesi, ma saan aru, okei, need mina minevikus, ma pean enda nagu aju hellalt nagu tooma nagu kohtadesse läbi nagu turvalist radapidi nagu, et aga õppetund ka sellest aastast, et seda turvalist radapidi tuues tegin ühe hästi lihtsa hingamisharjutuse ühe grupi juhtidega ja väga meeldiv suhe tellijaga ja pärast rääkisin taga ja oli pahane mu peale sellepärast, et ma palusin panna inimestel hingamise ajaks silmad kinni. Ma isegi ei näinud, ei osanud üldse mõelda, aga tema jaoks oli täiesti mõeldamatu, et ta on teiste juhtidega ühes ruumis silmad kinni, et see on nii isiklik tsoon, ta ei, keegi ei ütle mulle, ma nende inimeste silma kinni panen. Ehk mulle nagu oluline õppetund, okei, davai, et ma nägin, et kuigi ta mind professionaalina usaldab, aga ma ei saanud teda isegi küsida talt liigselt suunavaid küsimusi. Et kuule, mis seal tegelikult juhtub, sest seda avatust ei ole. See on nagu koht, kuhu ma suga Alar isegi ei lähe. Seal on nii tugev piir ees ja ma saan aru, et coachingus on see, et mul peab suga kokkuleppe olema, sest ma võin suga aus olla. Ja kui inimene ütleb, ei, ma ei soovi seda, siis see ei ole, ma ei ole siin selleks, et kedagi muuta jõuga. Aga ma sain talt jälle selle õppetundi, kui ma järgmine kord tegin sama harjutust, ütlesin, silm ei pea kinni panema, aga on soovitusi. Kui tahad, istu silmad lahti. Ja see oli kõigile vabaduse. Ja võib-olla selle nagu vabaduse andmine tundub hästi oluline, et igaüks saaks õppida endale sobivas tempos. See on hästi oluline, aga just, et ka tekiks siis see, et kui ma ise ei ole valmis, mida ma oma just väelaagrites ka olen hästi palju märganud, et kui inimene ise ei ole valmis, siis ta hakkab protestima. Ja töökeskkondades samamoodi, et ma ise ei ole valmis muutuma, aga siis tõmban teised ka kõik sinna paati, et ärge te ka olge, siis mul üksi on jube ebamugav siia ühte paati üksinda jääda ja hakkan kõike selleks tegema, et hakata ka seda, kes toob seda innovatiivset võib-olla mõtlemist ja lähenemist ja soovi midagi muuta sisse. Aga ma nii sulle, mulle, ma tean, et iga muutus väga raske nagu vastu võtta, et samamoodi, et tuli see tehisintellekt on ju ja AI ja mul sama alguses ma mõtlesin, et minge metsa nagu tegelikult ka, et see kaotab nagu ühtepidi täiesti sellise iseenda analüüsimise ära, iseendaga nagu tunnetused kogu aeg igas asjas hakkan küsima sealt ja see juhtub hästi kiiresti ja päris hakkadki küsima kogu aeg, et ei ole sellest enam oma tunnetust, sest see on tõesti ühtepidi super hea tööriist, aga teistpidi ma näen, et ka hästi kergelt võtab üle, sest inimesed teinekord ka mul on jaganud, et ütleme, et selle AI-ga ka, et nii-öelda, et ma sain sealt vastuse ja ma küsisin, kui sa nagu korraks oleks maha istunud, silmad kinni pannud, hinganud ja tunnetanud,
kas see enda sees ei oleks sama vastus? Minu jaoks täitsa tundub nagu nii lihtne vastus, on ju, et ma usun, et sa oleks ise ka selle vastuseni jõudnud, aga ikkagi, et see kiiremini ja usaldame ikkagi väljapoolt vaata asju rohkem kui seespoolt, et kuidas sulle endale tundub, et kuhu see üldse see praegu ka see emotsionaalne värk, et vaata, kui hea, turvaline on sinnapoole pöörduda, kus justkui on sul mingi nagu see sein vahele, et su privaatsus jääb, mingi praegu veel jääb, on ju, et ma saan pöörduda kellegi poole, et ma ei pea võib-olla kohe päris aus olema või ma natuke ümber nurga saan küsida, et kui ma sinuga silmast silma praegu räägin, et siis me näeme oma kehakeelt, me näeme, et midagi siin ei klapi, see jutt ja kehakeel ja hääl ja kõik ei lähe kokku, on ju, et kuidas sa näed, et kuhu see ka juhtkondade ja firmade ja kõikide puhul see kõik see maailm liigub praegu, et palju see AI võtab ka seda nii-öelda kui võiks öelda siis tööd või seda poolt üle, et võib-olla varsti pöördutaksegi kogu aeg AI poole ja ei ole sind, ei ole mind enam vaja, et inimestel on mugavam niimoodi, sest seal justkui tundub see turvalisem tsoon ja mind võib-olla ei nähta niimoodi läbi kohe, et ma saan hämada mõnda aega. Mis sinu nagu nägemus sellest kõigest on, et see on nagu ühtepidi nagu iga hea asjaga on oma plusspooled ja väga suured miinuspooled, on ju, et eks seal on mõlemad pooled alati olemas. Ma saan lihtsalt, kus ma oma mõtetega seoses olin. Ma kasutan hästi palju AI-d just selleks, et küsida talt perspektiive ja panna teda enda mõtlemises nägema auke. Ehk just see, et mul on näiteks mingid pereteemad, mida ma olen rääkinud, millega on vanematega ja perega nagu erimeelsused. Ja kui ma muidu oleks pöördunud, ma teen seda endiselt, et mida ma alati teen, on see, et ma helistan oma sõpradele, kes ma usaldan, keda ma tean, kes annavad mulle ausat vastust ja on valmis ütlema ka, täna ma sinuga küsisin, kuule, kas mainime ühte inimest siin, sa ütlesid ära maini, et ma võtan nagu alati kohale, kus mul ei ole selget tead, kus on tunne, mis on siin kuradi hea, õige ja nagu aus nagu. Ma võtan alati perspektiivid kõrvale mitu, et aru saada, et ma ei usaldaks alati, mitte ära usalda oma sisehäält, aga kuna ma tean, et mul ei ole üks sisehääl, mul on siin erinevad hääled, on ju, kes tahab kätte maksta, kes tahab kaitsta, kes tahab, mis iganes motiive siin nii palju on. Et ma olen nagu näinud AI-s seda, et ta aitab mind vahel nagu näha küsib küsimusi, millele ma tähelepanu ole pannud. Pluss, kus ma olen ise enda osas vahel liiga karm ja nagu ütlen, kuule, aga ma ju olen siin süüdi, sest minul on ennast maha tegevad mustrid, siis on väga nagu tasakaalustav see, et ta toob välja need punktid, miks ma ei peaks, need on lihtsalt need on destruktiivsed mõttemustrid, mitte tõde, et sealt ma olen saanud hullult palju tuge. Ja ma ise sooviksin seda, et vaata praegu ka, ma näen täiesti, et 10 aasta pärast mul istub siin kodus nagu mingi robot, kellega ma peangi nagu terapeutilisi vestluseid, aga mille poolest ma arvan, et ta kunagi ei asenda osasid terapeute, väga paljusid terapeute ta kindlasti juba asendab, igasugused IFS ehk nagu siseosadega, ta asendab sitaks palju asju varsti ära. Eriti kui tal tuleb nagu humanoidi kujuga suhteliselt või mingi väga turvaline nagu kest ja ta oskab sind õigel hetkel puudutada ja kõik need asjad tulevad tal sisse, aga mis ma näen, et millal AI mind ei aita ja millal ma helistan võib-olla oma sõbrale Rasmusele, või kellega mul on kõige sügavam nagu kontakt nagu sõpradest, kellega ma kõige rohkem räägin, on see, et Rasmus sureb üks päev ära. Ja see loob Rasmusele ühe nagu eelise AI eest, sest tal on best before ehk tema elu mõtestamine käib läbi elukaare ja see nagu taju, et elul on mingisugune dünaamika ja perspektiiv veel, kus me oleme surelikud ja see surelikkuse mõõde on mingisugune kogemuslik tunne, millest tuleb veel üks perspektiiv ja vastus, mida saab anda ainult inimene, kes kogeb. Et ma suren üks hetk ära ja teised surevad ka ära ja seetõttu selle mõõtme info on vaja nagu tuua vahel perspektiivi sisse, see surmatasand. Aga kas oli tundu, et ka see pool, et see ettearvamatus, elusus, et vaata, arvutis on ikkagi sees siuke programm ja üsna kontrollitud programm ja seal ei ole spontaansus sees, seal ei ole sees seda, et närvisüsteem korraks praegu lõi klemmik kokku ja see vahetu reaktsioon, mida AI võib-olla kunagi teeb, täna veel ei tee.
et mis tegelikult võib-olla pinnapealselt toob sulle kõik need head ja mõnusad vastused, aga see, mis võib-olla sind kõige rohkem tervendaks ja võib-olla sinust trigerdaks välja selline kõige raskema teema, seda ta ei tee veel täna, aga seda inimene teeb. Inimene küsib väga lolli ja planeerimatu küsimuse ja siis sul paneb hoopis teine perspektiiv ja vaatad, et ma seda ei oleks isegi kõige halvemas ja unenäos ja seda ei ole programmides ka veel sees. Mul ei ole seda kogemust, sest ma olen nagu töötanud nüüd, et ma olen ise vajanud alates 2017 olen ikka kümnete tuhande eurode eest on teraapias, katsetanud kümneid erinevaid terapeute. Ja ma näen, et terapeudiga juhtub see, et teraapia rollis enamik terapeudid siiski panevad. Mina samamoodi, kui mul on mentori kõne, ma panen mingil määral mentori mütsi pähe. See on sellel inimesel suunatud aeg. Ma nagu osa alarit nagu läheb kõrvale, sest see ei ole tema jaoks oluline, eks ju. Ja see loob juba nagu selle raamistiku, mille sees mingi info juhtub, on ju. Ja seetõttu ma näen, et ka hea nagu enamik terapeudid, neil on nagu nii on mingisuguse elukogemus. Need on samamoodi nagu AI, lihtsalt nende eluinfo, nende õpitud asjad, nende bias või kuidas öelda, nagu, mis on Eestis bias, aga nende nagu hoiakud. Ja ma näen näiteks, et see inimhoiakud on, veel kord, ma ei alahinda seda, aga seega lihtsalt ma kujutan ette, et lihtsalt väärtus tuleviku terapeut, et ta selle AI-ga või mentor või selle AI-ga konkureeriks, siis ta peabki olema nii palju rohkem ennast sisemiselt puhtaks tõmmanud oma jamast, et tal tuleksid need tõesti nii teravad küsimused, mida nagu mõistus isegi ei suuda võib-olla kohe mõelda, mis tulevadki nii sügavast kuskilt kohast, kus sa pead olema, sa pead puhtuse sinna ette loonud olema. Aga nagu nendest hoiakutest rääkides, mina tunnen küll, et mul on kahju, et need hoiakud on inimeste poolt, ma saan aru, kaudselt keegi ei ole halba teinud, aga mina on kahju saanud läbi selle, et peaaegu kõikidel minu terapeutidel oli hoiak antidepressantide ja ravimite vastu. Minu homeopaadil oli kunagi hoiak ka ravimite vastu. Kõik need hoiakud on mul ajast teinud kahju, sest need on tekitanud mul ka hoiaku ja ma olen olnud nagu pimestatud võimalustele, mis maailmas on olemas, sest ma olen nagu valinud mustvalgelt, et üks asi on halb ja hea. Ma näen, et sama selle koostööd ei ole. Koostööd ei ole, kas või Gabor Mate, eks ju, ma näen enda seda sama lõksu, mina tegin ka ühele inimesele see aasta liiga niimoodi, et see inimene hoiaku tõttu, inimene küsis mult ühel koolituse pausi ajal oma poja kohta, kellel on ADHD siis eesti keeles. Ja ma hakkasin kohe talle tulistama mingi Gabor Mate juttu, oi, see on lapsepõlve trauma ja nii edasi. Selle peale see inimene sattus sellisesse süütundesse, et ta on oma poja elu ära rikkunud ja et ta on nagu vanemana proovinud kõike teha, et mis ta, ja mina veel tundsin, et kurat, võib-olla oledki nagu, sest Gabor Mate ütleb, see on küll lapsepõlve trauma. Ja siis nagu täna olen ma ise ATH ravimite peal. Mu elu ei ole mitte ükski teraapia, mitte ükski asi nii palju toetanud nende aastate jooksul, kui see nagu väikene tablett, mis loob mu aiu selle puudu oleva dopamiini, mida seal ei ole, mis on nagu kui traumatööks on vaja seda, et sul oleks turvalisuse element. Turvalisus toodab aju, turvalisus toodab see täiskasvanu osa meie ajust, meie otsmik. Kui otsmikus ei ole nagu sisu, siis see oleks nagu täiskasvanu, kes magab või on mingi ise purjus või nagu ta ei saa seda last aidata. Et see sisemine töö on olnud lihtsalt nii valus, sest ma ei ole isegi kunagi vaadanud sinna. Ja siis nagu saad aru, et okei, Gaboril on ju nii hea taatlus, tal on nii hea ja õige sõnum ja trauma ongi ATH-ga seotud, aga puht sellepärast, et ATH aju on traumatundlikum, sest tal pole nii tugevaid kaitseid ja siis see statistiliselt lähebki kokku traumaga ja ma sattusingi lapsepõlve, kus kuradi üks vend ei suutnud endaga üldse toime tulla, sest tema isa omakorda ei suutnud endaga üldse toime tulla ja see habras aju saigi liiga palju negatiivset stimulatsiooni, millega ise toime tulla. Aga vaata see sama nagu, et ChatGPT siin ütleks, et kurat, kaalu seda teraapiat ja ravimit kaalu ja ravimil on selline oht ja sellel teraapial on selline oht. Nagu lõpuks ma pean tegema otsuse nagu siin ise. Ma teda halvaks ei määra paraku. Tulles nüüd siis siit ka meeste tervise juurde, mis ma arvan, et kunagi nagu ikkagi oli fookus rohkem naiste tervisel, ajalehe artiklid ikkagi rohkem rääkisid, et naiste teemadest, naiste vajadusest olla heas kohas ja
ja mehed nagu. Kus tead, lugesid naiste ajakirjast? Ma lugesin naiste ajakirjast. Mina lugesin Men's Health'i, seal oli kogu aeg see. Oli või? Men's Health on kogu aeg. No vot, mul ei olnud seda võimalust ja ei teadnud ju siis, aga nüüd siis see hetk, kui jõudsin ise oma elus siis sellisesse emotsionaalsesse nullpunkti või kokkukukkumisse, siis lõpuks hakkasin ka huvi tundma, et noh, üks asi oligi see ka, et ma arvan, et sellel hetkel, kui mul oli ikka täitsa klemmid koos ja keemiliselt, siis oli see väga vajalik antidepressandid võtta juurde. Aga selle taustal, eks ma hakkasin nagu ka ise huvi tundma, et ma ei taha nagu jääda keemiliselt sõltuvaks, vaid ma pean leidma ka alternatiivseid asju, et nagu hakata vaikselt ka sellest välja tulema, sest sellest võib ka sõltuvaks jääda ja tegelikult võiks öelda, et täna ju üsna maailm sellest väga tugevalt sõltubki, et üldse eksisteerida võetakse tohutult palju igasuguseid asju, rahusteetest kuni antidepressantideni ja ma ei tea milleni veel sisse, et ma suudaks üldse olla siin selles reaalsuses. Aga pikas perspektiivis, eks see ka ju hakkab inimest lõhkuma, kui liiga pikaks sellesse kinni jääda ja mis mul on hea meel, et nüüd siis sina esimest korda oled tulemas ka korraldama siis meestekat minuga koos ja Rain Tunger veel seal meiega koos ja Eldo Korbe veel ja päris äge meeste niisugune vägi koos, kes siis kõik on oma teekonda käinud, oma moodi kogenud seda tervenemist siin selles reaalsuses ja me saame nüüd ainult anda edasi seda, mida me oleme kogenud ja anda edasi seda, mis on täiega meie enda peal töötanud, on ju, ja loodetavasti ka töötab siis nende meeste peal, kes võtavad julguse tulla meestekale ja tead, see on ikka päris huvitav koht, kui kaua võtab ikkagi meestel aega see tunnistamine, et ma tunnistan, et ma vajan abi. Ma tunnistan, et mul on neid kohti, väga raskeid emotsionaalseid kohti ja ma olen tegelikult võib-olla tunnistan seda ka, et mul ongi raske elus nagu. Ja see võtab mõnikord mõnel mehel isegi 3-4 aastat, et teha see otsus, tulla kohale. Mul on päriselt pööranud mehed autoga otsa ümber parklasse jõudes. Nad on asja nagu ära maksanud, pööravad otsa ümber ja ütles, et ei, ma ei suuda. Nii suur ebamugavus, hirm selle ees, et äkki hakatakse mõtlema, et ma olen nõrk, äkki keegi saab teada, et ma osalen siin ja ma olengi võib-olla tippjuht, vaata, ma olengi võib-olla teistele inimestele olnud eeskujuks, et ma olen alati tugev ja et mul ei ole probleeme ja ma pean olema tugev. Et see on see, miks ma seda 6 aastat nüüd juba ise olen nagu teinud niimoodi ka, et ei saa väga tihedalt tehagi, sest ongi tunda, et naisi oleks kogu aeg täis, nagu tee naiste kursuseid. Eriti kui meie teeks. Jah, just Johan Orf ütles sama, oleks kohe täis. Aga tee nüüd meestele, et võtab aega 3 kuud tavaliselt see, et saaks see 25-30 meest gruppi kokku ja kes tõesti tahaks tegeleda, aga hea tagasiside on olnud see, et tõesti need inimesed, kes selle otsuse on teinud, selle sammu teinud, ja sina ise oled hästi palju erinevaid ka meeste kursuseid käinud ka, mitte Eestis, aga igal pool mujal maailmas on ju. Et kui nad selle otsuse teevad, siis päriselt nende elu hakkab muutuma, nende võimekus iseennast juhtida hakkab muutuma, nende heaolu paraneb, nende suhted töökeskkonnas, perekeskkonnas ja sõprade keskkonnas paraneb, hakkab korrigeeruma üldse see, et kellega ma suhtlen üldse, on ju, ja nii edasi, tervislikult juba kõik muugi, uni, söök, eks, et kuidas sinu siis kogemus oli, et kuidas sul omal ajal kunagi, eks sa vist võib-olla sellepärast ise ka omal ajal läksid võib-olla välismaale, et ei tahtnud nii väga Eesti keskkonda tulla kohe, et võib-olla sa tundsid sama siis või? Et ebamugavust, et võib-olla siis keegi saab teada, et Alar on oma sisemaailmas sellises kohas, sest sellisel meestekal sa ikkagi mõnes mõttes pead ka enda maski maha võtma ja päriselt hakkama asju lahendama, mis su sees sinule ebamugavust tekitavad. Kuidas sul oli selline? Mul nagu kõigepealt oli see mõte, et sa rääkisid sellest kellestki, kes pööras otsa ringi, eks ju. Yeah. Ma olen nagu korduvalt ise otsa ringi pööranud ja see
nagu põhjus, miks mul on nagu, miks mina olen, lihtsalt perspektiive veel juurde, miks inimesed pööravad otsa ringi, minusugused siis. Üks on see, et vahel on mingitel hetkedel minevikus oli hoiak, aga seal ei olnud mehi, see oli segaseltskond, nii suur hinnang inimeste osas, et kuradi need ei näe nagu, nad on teistsugused inimesed. Nad käivad inetusti riides ja nad on mingisugused hipid ja nad on mingisugused nagu second class citizens, et süüke inimeste välimuse järgi hästi suur hinnang on mul olnud kogu varasema elu. Ja selle välimuse hinnangu taga on olnud ju tegelikkuses kaitse. Nagu see, et kui sa kedagi kritiseerid ja oma peast, et vähemaks selle järgi, kui ta on nagu, et üldse kriitika susse ilmub, siis tegelikult on mingi osa, mis juba otsib põhjust, et mitte minna ja siis ta lihtsalt hakkab sellest kinni, teeme kellegi nõmedaks, valeks ja saame õigustust sellele enesele teadvustamatule tundele, mis ei taha midagi tunda. Aga lõpuks on see, et ma ei taha midagi tunda. Et see on nagu, ei olegi see, et keegi valib midagi meelega kritiseerida või olla hinnanguline. Taustal on viis liikuda, et hoida südant kinni. Nagu see on see, mis on minul on nii palju vajalik. Hoida südant kinni. Südan on nii lapsena ilmselt nii palju haiget saanud. Ja siis mõtlen, et neid kui ainult meestest rääkida, et ma olen nagu ainult ühe korra, no ma olen sinu meestekal käinud ja ma olen ühe korra käinud välismaal sündmusel, kus olid ainult mehed. Ja ma tahtsin hullult nagu seda ainult meeste asja. See ei ole üldse ammu, see oli mingi 2-3 aastat tagasi. Ja ma nägin sealt enda puhul, et mida mina, olles ju siis selleks hetkeks väga palju endaga tööd teinud, mida mina kartsin, oli see või miks ma seal üldse olin, oli see, et ma ei usalda mehi. Ma nüüd juba usaldan rohkem, aga siis ma ei usaldanud üldse mehi. Ja ma tahtsin seda haava ravida ja ma arvan, need mehed, paljud, kes see otsa ringi pööravad, edukad inimesed näiteks, meesfiguurid on teinud nii palju valu, et mees ei ole usaldusväärne ja mees on kuradi munn ja mees on see, kes on neid inimesi neid kuradi petnud, mees on neid inimesi reetnud, neid teisi mehi, mees on alandanud, mees on karistanud, mees on olnud ebaõiglane, mees on oma peas kõik, mida tegelikult ei taha olla. Et nagu, sest eeskuju on olnud, mees ei ole, ja siis ongi, ma mõtlen enda peale ajast tagasi, minu eeskujud on olnud kuradi Batman, Superman, mul on nagu kangelased olnud, sest nad on esindanud sükest nagu mingit minevikus, nad on esindanud arheotüüpi, mees, kes on mõneti kuradi käib tões, teenib headust, on kuradi tugev ja võitleb mingisuguse õigluse nimel, on ju. Saab alati jagu kurjast. Saab kuradi lõpuks jälle peab jala teise jala ette ja läheb, eks ju, edasi, on ju. Ja neil on ilusad naised alati. Ja ilusad naised ka, eks ju. Ja ma kusjuures tahtsin, mul jäi ennast häirima, et kedagi muu hirm on, et keegi mõtlesin, ma ütlesin, vaata, et kui eriti kui meie teeks, mida ma mõtlesin seal selle all, et lõpuks see läheb kokku sellega, mis me seal tegema hakkame, mida need mehed sealt saavad, miks need naised tuleks, eriti kui meie teeme, sest nii paljud naised on totaalses puudujäägis sellest, et kogeda emotsionaalset meest, kes suudab emotsioonidest rääkida, väljendada ja kuulda nende emotsioone ilma, et nad hakkaks neid muutma. Vaat see on see. Aga jah, mul oli ülivõimas kogemus, sest me mõlemad seda teeme inimestega, eks ju, suudame olla emotsioonides. Ja nüüd seal meeste laagris või seal, kus ma olin Hollandis, oli ikka kuradi oluline, ma ei tea, mis sina seal täpselt harjutused teed, aga seal siis ühe korra ma sain tuua ringi selle. Seal oligi niimoodi, et mehed olid ringis, kui sinu kord, sa oled ringi keskel, ja seal oli ring oli hästi hea süke testimise piir ka, et sa ei väljendad, mul on süke asi. Ja kui sa seda vale koha pealt räägid, ringi ei teki energiat. Mehed tunned kohe ära, kui ajad nüüd sitta nagu, aga kui on mingi asi, mis tunnevad, siin on päris värk, kõikidel tekib, kui davai, tule ringi, seisa. Ja ma saingi, et ma ei usaldada mitte ühtegi. Rais, kui ma saan nagu kõikide osa, ma olen teiega nice, ma võin teiega rääkida, aga tegelikult mõtlen, et kui munnid, mõned te olete kuradi toredamad, aga lõpuks ma tean, mingis olukorras te kuradi kõik tõmbaks mind alt. Ma elus ei usalda, et kui päriselt on perse majas, et te mul selja taga vaata, sest ma olen kogenud seda nii palju, et kuradi mu parimad sõbrad kaovad ka lapsepõles. Perse majas, kedagi ei seisa, oled üksi ja kuradi parim sõber pöörab su vastu ka veel nagu, eks ju. Ja ma arvan, et paljudel meestel on see kogemus, et mehed on neid alt vedanud ja seal oli ikka võimas see siis, et mis iganes see protsess, ma ei mäleta täpselt, mis seal siis juhtus, on ju, aga lõpuks oli siis nagu see, et mingi hetk nagu mehed tõssid mu nagu käte peale ülesse ja ma sain lihtsalt nagu, mehed kandsid mind ja nagu tunda seda, et
ma olin nagu mingi kuradi vana sõja kuningas, kes oleks kilbi peal, vaata. Ja siis nagu võeti mind niimoodi, et see, kes oli see grupi juht seal, üks Kristjan oli nagu, mina toetasin tema peale, nagu lamasin ta peale, on ju. Ja kõik mehed olid minu ümber seal niimoodi, on ju. Ja kes hoidsid erinevate kohta pealt käsi keha peal ja tundsin, kas nii suur kaitse on nagu, ta ütles nagu lihtsalt ole ja hakkasid tulema kihi haaval. Davai, kuulge, lõpetame juba selle asja ära, liiga palju. Ei, Alar, oleme edasi. Ei, tegelikult te ju ei taha, et te tahaksite juba, et teie saaksite tähelepanu. Siis ta ütleb, vaata korra ringi, nagu vaata igale mehele silma, näe, kus sa kellegi kahtlustad, et see mees ei taha siin olla, nagu silmad lahti, julge vaadatagi neile otsa, sest nii kindel, et tegelikult nad ei armasta sind. Ja vaatad, kus igal pool need aktsepti, sa ütled, sind ma ei usu praegu. Ja siis see tüüp nagu ütleb, ma fucking tahan, ma jäägitult sinu jaoks siin. Ja siis tunned, ma arvan, mingi 15-20 mintsa, siis hakkas vaikselt keha vappuma, siis tuli mingi nutt sealt välja, et saad nagu toetada elus esimest korda, saad mehe peale toetada, et mees ei lähe su selja tagant ära ja kui ta väsib, siis ta kutsub teise mehe asemele ja see tuleb ja hoiab sind. Ja siis see oli nii puhastav protsess, et nagu lõpuks nagu jõudagi ja see on mulle jäänud aiu, et kui mul on vahepeal väga-väga raske, nüüd kas on viimane aasta olnud ja mul on olnud oma isaga mingid teemad, mis on tulnud sellel aastal üles ja see tunne, et meest ei saa usaldada, siis ma olen pannud silmad kinni, viinud ennast tagasi sellesse hetke ja siis tundnud, kuidas ma olin nagu justkui seal maas nagu haavata saanud kuningas ja ma tundsin, kuidas kõik mu kuradi vägi kõik on viimse hetkeni hoiavad seda kilpi minu ümber nagu ja kuradi võitlevad kuninga eest nagu, et kuni nad surnud. Ja see tunne jäi mu kehasse sealt, et meest võib ka teatud vormis usaldada. Ja ma usun, et nagu ma ei tea, mis sinu plaanid ja mida me kõik koos see seal hakkab kujundama, aga mida see mees, ma arvan, kindlasti sealt saab, on see, sa oled ju seda varem kogenud nii palju meestekad. Korraga nagu nad lähevad tagasi ja nad nagu kui nad ise ei avanenud sealt, siis nad nägid avanemist ja see oli piisav, et nagu olla natukene, nagu see me alustasime, spontaansem, natukene kuradi vabam ja selle peale kuradi kogu pere ja laps ja kogu maailm reageerib sellise kuradi sületäie nagu toetusega ja kui ei reageeri ja kui su naine siis sind hakkab kuradi mökku oled, siis see võib haiget teha, aga ma kujutan ette, see võib olla ka nagu väga oluline jalaga perse hetk, et mis naisega ma koos olen, kus ma olen saanud, ma elan uuesti oma lapsepõlve traumat siin selles perekonnas läbi, no more. No seda ei ole juhtunud, et see ongi kõige ilusam tagasiside, mis on tulnudki perekondadest pärast, et just see mega suured tänud, et sa saatsid meile tagasi hoopis teise mehe, hoopis teise isa, mõnikord hoopis teise ülemuse, hoopis teise töökaaslase, sõbra. See ongi see kõige suurem võib-olla motivaator ise endale ka olnud, et see ei ole kõige lihtsam tee, mida ma olen valinud kainete meeste ja just sellises valdkonnas, kus on emotsionaalne avanemine, ei ole kõige lihtsam tee, eks. Aga just see tagasiside ja ma näen, kui palju ma ise olen mehena kasvanud, muutunud, kui ma mõtleks tagasi, kui minu elu olekski jäänud sinna, kus ma olin kunagi, kui ma ei oleks kunagi võib-olla emotsionaalselt kokku kukkunud, ka finantsiliselt kokku kukkunud, ka perekondlikult kokku kukkunud. Ma arvan, et ma oleks täielik tropp päris elus, keda võib-olla ainult hoitaks enda ligi selle pärast, et mul oleks raha ja ma oleks kuskil niisuguse välise kilbiga inimene nagu või mees. Ainult selle pärast tahaks võib-olla inimesed olla, et koos triipu teha, panna algsi, rääkida mingit, sest mitte millestki midagi ja nii edasi. Et see, kus ma ise tunnen, et täna ma võin küll käe südame panna, et täielik tänutunne enda sees samamoodi, et see muutus käis ära mus ja olles parem isa lastele, siis et nad on täiskasvanud, osata suhelda nendega, osata hoida ruumi neile, osata hoida ruumi ka nende emale, kes on ka praegu juba oma teed läinud, on ju, ja ise endale osata ruumi hoida ja ka praegusele naisele osata ruumi hoida, nagu, et see on nagu suurim kingitus, ma arvan, et
ja ma arvan, sa võid sama öelda, et kui sa seda teed ei oleks käinud, siis vaadates tagasi ja nähes võib-olla neid, kes alles teevad esimesi samme, siis sa alles nagu tekib see, võiks öelda see kaastunne ja võib-olla teistpidi tänutunne, et jumal tänatud, et ma olen need sammud teinud, sest ma täna oleks võib-olla samas kohas ja väga raskes kohas, kui vaatamata sellele, et sul on rasked ajad, aga sa suudad hakkama saada selle kõigega, on ju. Ja mu jaoks oli üks olulisemaid hetki, ma olin 17. Ma läksin keskkooli Prantsuse lütseumisse, ma tulin ennem ühisgümnaasiumist ja uus klass pandi kokku nullist ja ikkagi uued õpilased sa kokku, mõned on nagu sa hakkad mingi kossu mängima, jalkat mängima, siis on mingi koorilaul ja no ikka nagu leiad oma inimesed. Ja mina leidsin, kuna see ühisgümnaasium oli siuke pättide ja kaakide kool, siis mina leidsin ühe endasugused, ühe Miku, kes oli Õismäelt ja ühe Tõnno, kes oli kuskilt nagu minuga tulnud sealt varem nagu sealt ühisgümnaasiumist kaasa. Ja siis meid ühendas see, et nagu kui teised käisid nagu mina täna mingi kampsoniga ja lipsuga, siis meil oli kõigil must teksapüks, must T-särk, must nahktagi, ühel oli lihtsalt pikem nahktagi. Ma ei üldse imesta, kui meil päikseprillid ka koridori sees olid. Kõik pumpasid kogu aeg jõusaalis ja siis me seisime seal koridoris jalad arkis, käed niimoodi. Ja klass oli esimene klass kogu koridori peal, nii et üles-alla minekuks pidid kõik meist mööda minema. Ja me lihtsalt 3 kuud või 4 kuud järjest mölisesime ja naersime inimeste üle, kes meist mööda läksid. Lihtsalt oli mõelad, kiusas, ütlesin, türa ja nagu täis need tulnuka vennad, täiesti mölisesime kogu aeg ja kui keegi nagu midagi sööndas nendest jutu meie peast lütseumi nohikudest vastu ajada, siis oli ka, lähme õue. Ja nagu nad tead siuke hirmutamine, tagantjärgi ma saan aru, selle taga oli see, et mida kõiki koolis kiusatud, nüüd oled uues koolis, proovid ise olla see ässet, vaata siin paned paika nagu hirmu valitsusega, aga mis siis juhtus oli see, miks ma seda räägin, sest kus sa ütlesid, sa oleks täielik tropp. Sest see vend oli täielik tropp, aru ei saanud mitte sittagi. Ma mäletan isegi see vend seisis Hesburgeri juures talvel, mis on Viru tänaval ja see oli jää. Ja ma sõbral see sama ühe nendega sõber rullnokkaga seisime seal. Ja tund aega lihtsalt vaatasime, see oli üks jääkoht, kuidas inimesed lihtsalt tulid ja kukkusid, rämedalt kõesid. Ja me lihtsalt seisime ja nautsime tund aega, kus teised haiget said. Süüke alar oli, eks ju, kui valus sellel vennal pidi endasse olema. Ja siis õpetaja tegi geniaalse asja. Ta lasi kirjutada, kui hinded olid korras, siis nagu justkui midagi see teha. Ja siis Leesi tunnis me ka olime, käsi püsti ja Lauri Leesi silmis tublid viialised on ju. Siis ka midagi see teha. Ja õpetaja tegi sellise asja, et ta lasi kirjutada kõikidel klassikaaslastel, kõikide teiste klassikaaslaste kohta paar lauset. Ja pani need ühele lehele kokku. Ja siis jõulupeol jagas laua peale kõigile ära. Ja ma mäletan, ma rääkisin sõbraga juttu seal, nagu paber siin vaatad. Ja ma arvan, see on üks tõsisemaid hetki mu elus, siis ma vaatasin, et 30 oli ainult 2 positiivset, need olid need sõbrad mul on ju. Ja keegi oli kirjutanud sellise lause, Alar on nagu sitajunn õhupallis. Ja mõnes see on nagu päris hästi. Keegi ei teadnud, kes mida kirjutas. Jah, aga kuradi super lause, vaata sitajunn õhupallis, vaata, et nagu mõttetu, aga pall on ümber. Ja see tagasiside oli minu jaoks nagu kriitiline, ma arvan, mingi koht. Ja sest 12. klassis keegi oli kirjutanud, Alar on üks enim muutunud inimesi meie klassis. Ja nagu vahel on vaja, tähendab, peaaegu alati on elus vaja mingi hetk saada peksa ja keegi peab olema see, kes ütleb sulle selle sitajunni asja välja ja see käivitab sinus nagu siis teekonna. Või siis mitte. Aga mul on hea meel, et see ei anonüümne, sest ma arvan, kui keegi oleks seda ise julgenud öelda, siis ma oleks mõelnud, et türa see vend on süüdi, see ei tea mitte midagi. Või siis oleks talle lännuki emotsionaalse vägivalla või füüsilise vägivallaga proovinud teda ikkagi paika ära panna. Nii et kui seda ei oleks, ma ei oleks see Alar, ma oleks mingisugune kuradi, olekski, võib-olla see sama vend, kes karjuks koridoris oma alluvate peale. Türa, fuck, what the fuck, 10 kõne, türa saab paremini. Ma olin see vend. Jaa, no igal juhul oleme päris pikalt lobisenud, peab hakkama vaikselt kokku tõmbama ja sõbrad ja kui te tunnete, et te tahate elus teha sellise muutuse, mul just meeldib see, et ma hiljuti ühte sõpra nägin jõusaalis ja ma nägin, et tal on raske emotsionaalselt, ma nägin, et tal on füüsiliselt väga raske, et ta on nagu käest ära lasknud ennast, aga ta on ikkagi tippjuht. Tal on väga suured asjad juhtida, aga kui ma vaatasin teda energeetiliselt ja välimuselt, siis mõtlesin, et vau, et sa oled ikka liiga kaugele asjad lasknud. Ja
ja siis me rääkisime natuke aega, mina isegi ei mäletanud, aga ma olin talle öelnud sellise lause, et aga mis siis, kui nüüd prooviks elada teistmoodi see teine pool elu, et sa tead täpselt, mis ees ootab, kui sa samamoodi edasi paned, kui sa niimoodi elad, teeks nüüd vähe teistmoodi, hakkaks ennast hoolima, hakkaks ka võtma vastutuse emotsionaalselt, võib-olla ka iga päev midagi kehaliselt tegema selleks, et sa hakkaks oma keha tunnetama, sest kui sa keha tunnetad, siis sa hakkad ka hoolima oma kehast paremini. Nii kaua, kui sa oled välja lülitanud ja ei tunneta oma keha, siis sa paned sööki jama sisse, siis sa ei viitsi trennis käia, siis sa ei taha üldse mõelda, et milline ma välja näen, peaasi, et pappi on ja et palju kõik lehed kirjutaks sust ja kui edukas oled, aga tegelikult lähed koju ja tunned, et on ju, ja ta tegi ja see jäi talle nii kommitama ja see nagu raputas ta läbi ja ütles, et aga võib-olla tõesti, on ju, ja loobuski, see võttis natuke aega, aga loobus alkoholist, hakkas iga hommiku võimlema, alustas 5 tiibetlasest, siis juba hakkas ise tunnetama oma keha, tegi ise harjutusi juba, toitumine muutus, uni muutus, teraapiad, tervis, kõik. Ja ütles, et aitäh selle ühe lause eest, see niimoodi puudutas mind ja täna teeb trenni heas vormis ja asjad liiguvad palju paremini. Nice. Nii et vaata, kui mõnikord meie ise arvame, et tühi asi, aga üks toetav sõna sellel hetkel ja noh, samasuguseid asju võib-olla on juhtunud ka nii, et mul just tuli mingisugune suvefestivalil, mis me ise korraldame südamesse, tuli üks ema minu juurde ja ta tõi kunagi oma poja, kes oli 14 aastane. Mul kõige huvitav on, ma tänan nendele noortele, ma käisin täna Rapla gümnaasiumis loengut pidama, siis ma ütlesin, et vaadake, kui huvitav. Mu kõige noorem klient on 14-aastane ja kõige vanem 75-aastane. Selline vahe. Ja samas ongi ja probleemid on üsna sarnased. Ja see on väga kurb, kui sa oled 14-aastane ja sa oled 75-aastaselt samade probleemidega, kui sa oled 14-aastaselt, siis oled ikka elukuradi. No, see on perse keeranud, aga noh, ja et sa siis veel vähemalt alustad. Aga jube kurb on, kui sa, noh, mida varem sa alustad, sa vähem, sa pead nagu lõpu otsas kannata. Aga et üldse alustad, ma ütleks ka seda. Ja see, et sa alustad, on ülikõva asi nagu. Ja siis see ema tuli ja ütles, et tead, sa ise võib-olla ei pea seda suureks asjaks, aga sa reaalselt muutsid selle mehe või võiks sellel ajal poiss noormehe elu kardinaalselt. Ta sai kätte oma julguse, ta sai kätte julguse öelda välja seda, mida ta tegelikult tema soovib, mitte keegi teine, kes soovib ja ta läks oma teed ja ta läks täiega lendu. Ja see oli niimoodi, et mul läheb alati tead endal nagu süda härdaks sellise asja, et yes, et see on äge. Nii et naised, saatke oma mehi, kui nad ise võib-olla te tunnete ja näete, et nad juba tõeliselt peaks tulema. Aga räägi, mis see on üldse? Mis see meestekas on? Jaa, eks see visioon ongi see, et ma räägin siis otse kaamerasse, et see visioon ongi see, et andagi teile tööriistu siis selleks, et kuidas oma keha eest paremini hoolt kanda, kuidas keha tunnetus tagasi saada, et me teeme seal ka erinevaid kehalisi praktikaid, natuke joogat, natuke nagu hingamist, aktiivseid meditatsioone, siis circlingut, õpetame võib-olla julgemalt suhtlema, nagu väljendama ennast. Sõna võib segadust tekitada, aga point on see, kuidas ma suudaks olla autentne nagu ka teistega koos. Et nagu, kuidas ma saaks nagu sinuga koos olla rohkem mina. Mis juhtub, kui ma näitan sulle pisut rohkem, mis mina olen, siis kui proovi sulle esineda. Kui see fassaad on. Ja konstellatsioon veel seekord, esimest korda me toome meestekale konstellatsiooni sisse ja see on üli ka võimas tööriist, mis näitab väga palju, mis kõik toimub päriselt selles energiaväljas ja ma loodan, et ma ei ole veel Steve'i kätte saanud, aga et Steve tuleb ka tseremooniat tegema, kus ta esimest korda võib-olla elus kogete, mis asi on üldse kohalolu ja vaikus ja kui te korraks aja maha võtate ja
ma tead, ükskord jõudsin, üks päev just mõtestasin enda jaoks, et seda kohta läbi, et millal see mees tegelikult üldse puhkab. Kui ta on tööl, siis ta hoiab ruumi, noh, jällegi sul mehena on see kuklas antud geneetiliselt kaasa see, et mehe ülesanne on hoida turvalist ruumi. Oled ülemus, oled töötaja, keegi hoiab mehena alati mingil tasandil ruumi. Siis lähed koju, hoiad naisele ja lastele ruumi, on ju, siis on sõpradega võib-olla ka kellelegi hoiad ruumi. Millal siis see mees saab puhata, kus tema ei pea ruumi hoidma, et mina ja sina ja Rain ja Endo võib-olla hoiame seal meestelaagris, aga teie mehed saate seal enda selle ruumi hoidmise selle maha lasta, selle kohustuse ja ka seda julgust anname, et kui oluline ja räägime seal ka palju, väga palju erinevatel teemadel, mis välja tuleb, iga mees jagab võib-olla midagi ja sealt läheb midagi jälle käima ja midagi ei ole juhuslikku. Alati tuleb välja see, mis tulema peab ja palju emotsionaalset vabastamist ja kuidas siis sulle tekiks ka julgus see, et õppida ka oma ruumi võtma, minna vahest päriselt üksi kuhugi metsa lõket tegema või võtta üks väike metsaonnike ja olla päriselt üksi, kus sa tunned, et esimest korda elus võib-olla sa puhkad sellest, et sa tunned, et sa ei pea kellelegi ruumi hoidma, sa pea kellegagi arvestama ja sa saad olla sina ise üksinda ja hakkad tajuma, mis on päriselt sinu mõtted ja tunded ja vajadused. On ju. Ja mina tahan ka seda öelda, et ma ei ole isegi Tiiduga mist rahast rääkinud. Minu nagu isegi ma temaga kunagi räägi rahast, siis ma tulen sinna praegu seepärast, et mul on endas soov olla teiste meestega koos. Mul on soov anda, mul on nagu soov olla lihtsalt nagu olemas ja teenistuses ja saadavas ma tulen ise täpselt omamoodi saama seda nagu meestega koos olemise kvaliteetaega, et selle järgi on nagu puudus. Ja ma mäletan, kui ma ühe korra käisin sinu meestekas 2000 mingi millalgi, kus ka Rain oli ja Martin ja nii puudutas, seal oli vaata üks isa oma pojaga ja näha nagu tervet isa-poja suhet, nagu, kus käidi poeg julgeb isa peale, ma ei tea, mis ta oli juba 14, suur poeg, suutsid, istusid isaga, hoidsid ümber, lähedased. Selline nagu isa-poja suhe, mida pole kunagi näinud, eks ju, et lihtsalt ka julgustan, et nagu võtma poega kaasa, kui tahaks koos tulla. Ja see ongi, mul on alati tead lubatud, et kui kellelgi tunne, et tahaks nagu võtta, et siis see on ju parim üldse kingitus, millest nad võib-olla nemad oma vanuses aru ei saa, aga kui olulisel hetkel see kuskil alateaduses istutab nagu väikse seemne ja sa näed, et see on okei olla haavatav, on okei rääkida oma raskustest, muredest, on ju, aga see ei ole mingi halalaager, vaid see on pigem väljenduslaager ja lisaks sellele super hea toit, suitsusaunad, väga äge looduslik ujumine ja väga sügav. See toimub Kopra talus Viljandimaal ja see on ka vajalik just, et miks ta ei ole nii lähedal linnale, et natukene saada see integreerimisaeg nii tulles, et sa sõidad nagu justkui sellest oma mullist välja ja pärast, kui sa oled seda kõike, mida sa seal kogenud oled, on sul aega ennem kui sa jälle sukeldud sellesse pärisellu sisse, keset elu sisse jälle, no nii, mis me podcastigi nimi on, siis on see võimalus sul jälle natukene integreerida ennem kui sa koju jõuad. Ja igal juhul 100% sa oled parem mees ja see on võib-olla sinu kõige ilusam algus enesearengu teekonnal. Nii et aitäh sulle, Alar, aitäh Ecosh Eesti, aitäh Good News, aitäh Virko, kes on seal teised pool kaameraid, kes on olnud siiani minu väga heaks ja truuks abimeheks videode tegemisel ja igasuguste muude podcastide toimetamisel. Nii et varsti jälle kohtume ja iga kord, kui ma leian mõne põneva teema, põneva inimese ja julge inimese, siis teen neid podcast'e edasi, et selleks, et see maailm muutuks paremaks kohaks. Aitäh sulle, Alar. Ja aitäh teise podcast'i eest, et see kunagi Tao keskuses tehtud nüüd minu kodus, et nagu lahe, et meil purgis on mõnus. Ja nii, et kõike head, sõbrad, ja olge hoitud.